Tere õhtust, Meediakriitika alustab stuudios Sven Sildnik ja Andrei Kiige. Enne kui läheme saate teemade juurde, vastan kohe küsimusele, mis võib tekkida, mis raamat meil siin laua peal on. Ja nüüd on tõepoolest niimoodi, et see raamat, millest meil eelmisel korral oli põgusalt juttu, nimesid me ei nimetanud, on nüüd jõudnud siia lauale valmis. Sven Sildnik on selle raamatu kirjutanud. Mina julge seda nime siiamaani öelda, sellepärast, et see võib tekitada probleeme. Ära isegi parem ütle. Ei, ma ütlen seda julgesti, sellepärast, et raamatu nimi on raamatu tiitel lehel. Ja see kõlab nii: valmid ja alapealkiri reisimärkmeid ühe orjarahva vaimselt teekonnalt. See, mis on raamatu kaanel, on reklaamtekst. No nii. Ja reklaamtekst ise näeb välja nii. Ma näitan seda siia ka võib-olla. Ja tegemist ongi valmide raamatuga, mis on väga hästi illustreeritud. Ja eriti mainiksin lisaks valmidele veel, mida siis tuleb lugeda väga tähelepanelikult, mainiksin ära ka illustratsioonid ja illustratsioonid kujutavad endast teatud sellist lugu omaette, ma saan aru. See on graafiline romaan noore Karl Marxi elust. Mis ta nüüd nii väga noor on nendel piltidel? No ta on hoogne, noortepärane. Igal juhul jah, see Karl Marx tõepoolest on sattunud äkitselt siia raamatusse ja seikleb siis läbi lehekülgede siin. Väga satub ikkagi, ütleme nii, et enamus pilte tekitavad suure küsimuse, aga teisalt jällegi, miks peaks? Et need ei pruugigi nii kaugel olla tõesti. Pilt peab olema ilus ja võimaldama erinevaid tõlgendamisi ja neid võimalusi on palju. Et selles mõttes on tõesti kunstialbumi kvaliteedis raamat, võin hoobelda praegu ja olen väga õnnelik, et lõpuks ometi on mul selline ilus raamat, millest ma olen aastaid ja aastaid unistanud. Kunstniku nimi on Mattias Jakob Sildnik. Sildnik, see on ühesõnaga tegemist on ühe kirjaniku sugulasega. Ja, ühe kunstniku. Ühe kunstniku, ühe kirjaniku pojaga. Täpselt nii. Võib nii öelda. Igatahes väga ägedad, lahedad illustratsioonid kõrvuti siis sügavmõtteliste valmidega. Nõudke raamatuid hästi varustatud raamatupoodidest. Võib-olla on nagu vara nõuda, et ei ole päris kindel, kas see raamatupoodi jõuab see kõva kaaneline, et ma kindlasti nüüd, kui lähemal ajal tuleb pehme kaaneline, siis aga mul on selline nagu halb komme, et ma nagu väga ei kipu raamatuid panema raamatupoodi. Eriti neid on vähe ja inimesed nagu leiavad nad kuidagi teistmoodi üles. Nõudke raamatut Sven Sildnikult. Täpselt nii. Meie aga läheme nüüd saate juurde ja nagu iga vaate võib veenduda, siis meie mõlema nägudel mängleb rõõmus elevus ja teatud positiivne eelootus, sellepärast et Tallinna linnas, nagu me juba eelmises saates tegelikult hakkasime vihjama, tänaseks on ka tõepoolest päike tõusnud ja nüüd on siis uus linnavalitsus, uus koalitsioon on ametisse saanud ja pälvinud kohe ka esimesi meediakajastusi. Sellest me saame rääkida ja tuleb etteruttavalt öelda, et meediat peab seekord, seejuures Delfi meediat, Ekspress meediat peab kiitma. Sellepärast, et tundub nii, et ka Ekspress meedias hakkab küllale liiga tegema. Raske uskuda, aga nii see on igatahes läinud ja uus linnavõim siis ametisse määratud või ametisse on saanud siis uus linnapea, kelle nimeks on Jevgeni Ossinovski ja alustame sellest kõigepealt, et vaatame, mida see linnavõim ise endast kujutab selleks, et me saaksime ka kuidagi siis suhestada seda meedia käsitlust ja nimelt on uus linnavõim deklareerinud, et erineb eelmisest keskerakondlikust linnavõimust peamiselt 3 asja poolest. Need on läbipaistvus, euroopalikkus ja eestimeelsus. 3 sellist asja ja alustame võib-olla läbipaistvusest. Et läbipaistvuse ütleme parimaks näiteks võib-olla äkki need 3 hääletusvooru, kus siis linna peaks valitud Ossinovski esimeses 2 hääletusvoorus millegi pärast valituks ei osutunud, hoolimata sellest, et kõikvõimalikke tagatoadiile oli tehtud seal 4 osapoole vahel, aga siis, kus häda nii-öelda kõige suurem, seal abi kõige liigem. Läbipaistvus kõige lähem. Ja läbipaistvus kõige lähem. Ja täiesti meeleheitekuse olukorras juba viimasel hetkel viimases hädas võib öelda laekus hääletusele keskerakondlane Tallinna Lauluväljaku juht Urmo, mis ta nüüd teine nimi oli? Klaassepa poeg, läbipaistvus ise. Urmo läbipaistvus ise laekus otse ilmselt Lauluväljakult, kus tal vähimatki probleemi ega muret oma töökoha pärast ei olnud. Laekus selleks, et toimida oma südametunnistuse ajal. Ja milline on keskerakondlase südametunnistus raskel hetkel? Läbipaistev. Läbipaistev südametunnistus on selline, kus sa raskel hetkel pöörad oma koduerakonnale selja selleks, et anda hääl
tema äsjasele koalitsioonipartnerile, kes on tõmmanud sinu koduerakonnal just vaiba jalge alt ära ja see hääl siis viia sotsialistidele. Millegi pärast andis ta selle hääle siis Jevgeni Ossinovskile ja siin on kohe hakatud õelad spekuleerima, ikkagi esmalt siis Jevgeni Ossinovski isa, ütleme oligarhiliste sugemetega suurettevõtja aadressil, kes siis ka vist on seda süüdistatud selles, et ta Venemaaga ajab jätkuvalt äri edasi, aga ärgem olge väiklased. Ega kõik ei saagi olla lõpuni läbipaistev. Piisab, kui linnavalitsus on läbipaistev. Iga läbipaistvus on ka ilmselt suhteline, et miski ei ole 100%, et läbipaistev, isegi klaas mitte, sa või klaasist läbi näha küll, aga midagi jääb ikkagi seal silma eest varjatuks. Et ei tea, keegi täna ei saa aru, kus see hääl järsku niimoodi tuli, et oli keskerakondlane ja siis järsku ei olnud. Aga seda on ju maailma ajaloos varemgi juhtunud, et inimene saab targemaks, istub maha, mõtleb asjad endale selgeks ja leiab, tegelikult ma olen sotsialist. Vaatab ka oma südamesse. Ma olen ju ikkagi, olin, mis ma olin, aga nüüd ma olen sotsialist ja nüüd on sellega korras. Juhtub. Tavaliselt on niimoodi, et selline vaadete muutumine toimub ka siis, kui on võim hakkamas muutuma. Ehk tundus niimoodi, et töökoht hakkab ära liibisema ja siis inimene sellisel raskel hetkel võib-olla satub nagu ristmikule. Et on väga raske valiku hetk, kus tuleb siis hakata järgi mõtlema, et millised sinu vaated, nii-öelda just väärtushinnangud tegelikult on. Ma olen vaadetelt ikkagi tööline. Ma tahan tööd teha. Kuni oli Keskerakond oli võimul, seni ma olin Keskerakondel, ma tundsin, kuidas ma tahan vanu inimesi aidata, aga kui tundus, et sotsialistid hakkavad saama linnapea kohta, siis selgus, et mul on ikkagi vasakpool. See kolmanda internatsionaali idee on ikka õige. Inimesed on kõik võrdsed. Ja eks laste kohitseminegi on päris hea mõte. Mis sina arvad, kas nüüd ikkagi on nii, et tegelikult vana Ossinovski kuidagi ka tegi ühe kõne ja ütles, et kuule, anna praegu see hääl ära ja siis me pärast hakkame arveldama, küll me leiame selle või oli asi palju lihtsam, keegi kellelegi midagi ei pakkunud ja lihtsalt öeldi, et kui sa nüüd selle hääle annad, siis sa võid rahulikult ilma muredeta arvestada, sul on 5 aastaks tööd, nagu sul oligi plaanitud ja ei lähe nii, nagu võib minna siis, kui sa ei anna häält. Mina arvan, et sellest palgast inimesele täiesti piisab. Meil on head palgad, ei ole tarvis. Mis sa teed selle rahaga? Pole eelarves ju sellist ridagi, kuhu see lisa sisse tuleb panna, hakka mõtlema. Istu jälle maas, mõtle. Ma ei keegi tea, mis mõtted pähe võivad tulla. Parem kui ei mõtle. No igatahes, ütleme nii, et see läbipaistvus, see on siis, sellega on nüüd halvasti, olgu nende teise kahe väärtusega, kuidas on, tundub nii, et see läbipaistvus, sellega kukuti ikkagi nüüd eos läbi, ehk siis kõige kriitilisemal hetkel linnapea määramine, üks hääl puudu, tundub, et kõik läheb tuksi ja siis järsku sellisel hetkel langeb üks veepiisk, mis enam ei paista läbi. Ja langeb otsustav veepisk, see veepisk, mis kaamli selgromure. Kõik muu on ikkagi enam vähem läbipaistev. Siiamaani paistis läbi, anname selle, loeme selle viimase piisaga. Anname 100 päeva. 100 päeva ja kui siis ka läbi ei paista, ta ei poh. Ja siis ei olnud läbi paista. Selge. Lähme edasi. Siiski euroopalikkus on siis see, mis ja eestimeelsus. Võtame neist kahest võib-olla esimesena eestimeelsuse, et nüüd siis me endise Keskerakonna väidetavalt venemeelse linnavalitsuse tõsi. Savisaare osas on selge, et Savisaar Vene publikule väga otseselt appelleeris. Kõlvarti puhul on see justkui ebaselge, et kindlasti nii-öelda kõnetas ta püüdis ta kõnetada ka Tallinna Vene valijaid, kes on Tallinnast teadupärast võtmepositsioonil. Samas tegi ta ka väga veidraid liigutusi, näiteks läks astus tühja koha pealt Kaitseliitu. No jah, selle kohta ei oskagi midagi öelda. Igatahes ütleme nii, et loeme venemeelseks, nüüd on eestimeelne mees, see oli Mihhail Kõlvart, nüüd on siis Jevgeni Ossinovski. Jevgeni Ossinovski on ju võtnud Eesti rahvusriigi oma südameasjaks ja on teinud sellel teemal väga kaalukaid avaldusi, millest üks tuntumaid ja ilmselt ka nagu eestimeelsemaid on see, et rahvusriik on, kas ta oli inimvaenulik düstoopia? No see on ju meeles tal ikkagi see riik on, oleks tal meelest ära öelda, on üks mingisugune riigi tüüp, praegu ei mäleta, mis ta on, aga hirmasesti inimvaenulik. Ei ole. Inimene teab täpselt, on siin Eesti, sellega on probleeme. No mis sa oskad ette heita selle peale? Seda võiks nimetada pigem euroopalikkuseks. See võib olla euroopalikkus, kindlasti see ei ole eestimeelsus. Meie kultuuris on väga sageli üritatud seda eestlust ja eurooplust ühendada. On ühendatud niimoodi, et eks ole, et saame eurooplasteks, aga jääme eestlasteks.
No see sisaldab tegelikult vastandust. Et no tegelikult... ja, aga see on lihtsalt selline lause, mis suurt midagi nagu ei tähenda, aga tähendab, võib ümber mõtestamist. Et võib selle eestluse põhimõtteliselt prügikasti visata. Ja ma arvan, et see on nüüd samamoodi, et on ühendatud see eestlus ja eurooplus, siis eks ole vene rahvusest oligarhi perekonnast pärit sotsialisti nagu isikus. Mina näen seal nii Euroopat kui eestlust. Et on kuidagi niimoodi ühendatud. Mida sa tegid siis praegu, ma saan aru, et selle nii-öelda rahvuspõhise eestluse ja siis omakorda globalistliku euroopluse vastuolu, sa mõtestasid ümber selleks, et nad on ühendatud. Et Ossinovski isikus on need ühendatud. Läbipaistvalt seal juures. Läbipaistvalt. Ja siis on sellega korras, me saime mõlemale küsimusele kohe vastuse. Euroopalikkus, see on siis see kolmas asi ja võib ka natukene vaadata, mis euroopalikkus on veel lisaks, et me oleme näinud tegelikult see sotsid kogu aeg sellele euroopalikkusele, üldse igasugusele sellisele globalistlikkusele, euromeelsusele kogu aeg rõhuvad. Eurosotsialism on isegi justkui selline omaette silt, et millest see on seisnenud, mida nad on juba üritanud, mis on nende peamised ettevõtmised Tallinnas seni, et üldiselt see seisneb siis kahe põhilise senise liiklejate grupi autojuhid ja jalakäijad, võib-olla ütleme selliste teenimatute privileegide äravõtmisel nendelt kahelt ja nende privileegide siis õiglase ümberjaotamise sellistele liiklejagruppidele nagu jalgratturid ja tõuksiratturid. Väga mõistlik, väga mõistlik. No, mis need see on ju öeldud, et jalakäijad on inimkonna parem osa. Vale. Pole seal midagi head. Kuidas ta teeb kliimale head? Kliimale teed sa siis head, kui sul on elektriasi. No elektriautosid on vähe järelikult, eks ole, autojuhid ei kvalifitseeru. Aga jalakäijatel pole seal mingit elektrit üldse. No võib-olla on mingi mobiiltelefoni aku. Liiga vähe. Vähe. Ja sellega helget tulevikku ei ehita. Sotsialistid mõistavad, on tarvis rohkem elektrit. Kogu maa elektrifitseerimist ei ole veel, aga kogu Tallinna elektrifitseerimine, eriti jalakäijate elektrifitseerimine on tehtav. Ja väga hästi tehakse. Niisiis, jalgratturid on liikluse õied, võib öelda. On, eriti kui on kast ka veel. Lihtsalt jalgratas, see ei ole nagu päris see, kui jalgrattal on nagu selline kast, nagu veoautol, nagu väiksem. Siis on hea. Mõistan. Siis on asi päästetud. Nüüd sellega on asi selge, et me oleme saanud läbipaistva euroopaliku ja eestimeelse valitsuse, senise keskerakondliku valitsuse asemele. Lisaks, aga on seal 4. osapool ka 3 vasakerakonna kõrval ja see on Isamaa. Ja Isamaa roll selles linnavalitsuses on nüüd selline, mis ka väärib natuke arutelu, et mida sina arvad Isamaa tegevuses selles koalitsioonis? Ütleme nii, et nagu sellise Isamaa skeptikuna ei tahaks olla nagu väga nagu selline optimistlik. Aga... Paistab inetu välja, kui rahvuslik erakond läheb 3 kommunistliku erakonnaga. Et seal peavad olema väga kaalukad põhjused. Kas need on? No ütleme, läbi paistab nagu see, et ikkagi midagi on. Alati võib öelda, et me ei saa oma ideid teostada, me peame minema koalitsiooni, peame minema valitsusse ja siis me saame oma isamaalised ideed nagu ära teha. No kui palju seda nüüd juhtunud on, ei väga palju ei meenu. Ehk et võib-olla on, võib-olla ei ole. Ma saan aru, ma olen sellises olukorras. Pigem naa. Teine asi, et võib-olla nüüd on ikkagi muutnud meelt. Et tõesti on tekkinud selline asi, et opositsioonis näiteks Riigikogus ei ole nagu tahtmist nende isamaaliste algatustega, mida näiteks konservatiivid teevad kaasa minna, aga nende isamaaliste algatustega, mida siis teevad sotsialistid, võiks kaasa minna küll. Võib ju juhtuda, väga ei taha uskuda, aga ei taha ka kohe nagu hukka mõista, et minul on eelarvamused ja tahaks olla objektiivne ja lihtsalt jälgida arenguid, mis siis saab. Et kas tõesti nüüd tuleb seda isamaalist asja nagu lademetes? Tahaks ju küll, et tuleks, ega selle vastu midagi ei ole. Aga selles kambas nüüd seal.
sellised inimesed, kes Isamaad, ütleme, pooldavad, need võiksid siis, eks ole, väita, et Isamaa näiteks esitas ühe oma tingimusena selle koalitsiooni sünni osas selle, et piirkiirused, mis on siis, mille langetamine täiesti ilmselgelt, laialdaselt inimvaenulik, inimeste aega massiliselt raiskav, süüdimatult raiskav, ütleme, poliitika, et nemad tõmbavad sellele pidurit. Ikkagi ka fossiilkütuseid raiskav, sellepärast, no, kindlasti, ja ka keskkonda siis saastab. Jah, et masinad ei ole arvestatud jalakäija kiirusel liikumiseks või jalgratta kiirusel liikumiseks, et seal kes ei usu, võib minna seista mis tahes diiselmootoriga maasturi taha otse, seal kus tagaluuk on ja hingata natukene neid heitgaase sisse. Et see veenab paremini kui miski muu. Jah, mina olen kahe vahel, ütleme nii. Ma ei taha öelda, et ma nagu ei usu seda üldse, et tegemist on lihtsalt sellise toiduahelasse sisse imbumisega, põhimõtte lageda sellise, mis iganes, mingisuguse avantüüriga. Et mina tahan loota, et tõesti, et see on see isamaalise nimega partei on isamaaline ja nüüd nad ikkagi, kuna neil tõesti ju mõju on, eks ole, et ilma nendeta päris seda koalitsiooni nagu tehtud ei saanud, et neil on nagu see jõuõlg, millega siis... Ma ütleks, et rohkem kui mõju on, ma ütleks niimoodi, et Isamaast tegelikult kõik sõltub, et vastaspoolel on 3 vasakerakonda, kellele poliitiliselt kasulik on ilmselt hetkel jätkata kõikvõimalik inimvaenulike algatustega, püüda kehtestada mingi piiranguid, püüda ahistada autojuhte, jalakäijaid, lihtsalt ühesõnaga sigatseda. Ja laamendada, et kohe toome selle kohta ka näiteid, aga et teisel pool on siis Isamaa, kes põhimõtteliselt tegelikult saab praktiliselt igale jamale, saab vastata, tõsta käed püsti, öelda, et oi sõbrad, et see on nüüd sotsialism, mida te teete, kui nii, mis seal ikka meie lahkume koalitsioonis, teie valitsege rõõmsalt edasi, teades suurepäraselt, et ei ole erilist mingit varianti seda koalitsiooni ilma nendeta volikogus koos hoida, ehk siis nad võiksid teoorias tegelikult olla väga jõulised ja esimesel võimalusel lõpuks selle koalitsiooni ikkagi lõhkejad, kui selgub, et nad ei saa eriti midagi teha. No ja, aga vaata, kui sa selle koalitsiooni lõhkejad, siis sa enam ei söö selle koalitsiooni nagu mollist. Et see ilmselt distsiplineerib. Kui see distsiplineerib, siis on järelikult meie suur probleem Isamaga. Mõtleme, me näeme, mis saab juhtuma, ega ei ole prohvet ega prohveti poeg siin, et selle pealt, mis vanasti on tehtud, selle pealt võib nagu mingisuguseid nagu mustreid nagu märgata. Ei taha neil pikemalt peatuda. Peatume ühel. Peatugem. Jaa. Peatugem näiteks sellel mustril, kuidas valiti Riigikogu aseesimehi. Jah. Ja teine, et kuidas ikkagi Isamaa on väga sageli olnud nagu Reformierakonna selline, kuidas öelda, nõrk pool valitsuses. Ja selline, et ei ole sealt väga palju tulnud. Kui on, siis tulete värskenda mälu, ütle mulle, mis head... Ma kahjuks meenutangi just seda teistpoolset näidet. Ma tahan meenutada just seda, kuidas nüüd viimati valiti tegelikult aseesimehi, siis traditsiooniliselt me teame, et Eesti poliitilise kultuuri traditsiooni järgi alati üks Riigikogu aseesimehe kohtades kuulub opositsioonile ja on loogiline, et see kuulub siis valimistel kõige nii-öelda parema tulemuse teinud, ehk siis kõige suurema esindatusega liikmele, kelleks antud juhul on EKRE. Ja see ei ole nii-öelda seadus, vaid küsimus on pigem heas tavas ja see on ka loogiline. Seekord läks teisiti, seekord millegipärast läks niimoodi, et selle koha sai Jüri Ratas ja pentsik on see, et ta sai selle koalitsioonisaadikute toetusega, mis tegelikult siis piltlikult öeldes, ta kujutab endast, ütleme, ma ei tea, kas pettus on õige sõnaga, et see mõjub inetult, sellepärast, et traditsioon antud juhul selles seisnebki, et koalitsioonisaadikud tegelikult lähevad selle hea tavaga kaasa, siis koalitsioonisaadikud osalevad selle hea tava jätkumises, et suurim opositsioonierakond, et teda lülitada nii-öelda tasa, ta saab selle esindatuse. Antud juhul tehti nähtavasti diili, koalitsioonierakondade poolt, see vasakerakondade poolt tehti diili, et kui teie tulete meiega nii-öelda Tallinnas koalitsiooni, siis meie omakorda anname teile selleks hääled, et valida mitu korda madalama toetusega erakonna Jüri Ratas, kes siis omakorda ise tegelikult on keskerakondlane ja suures osas vastutab selle seisu eest, mis Tallinnas tegelikult on, valime siis tema justkui abilinnapeaks, ehk et kõik see kokku näeb hästi näotu välja ja kõige krooniks siis kuidagi Isamaa kirjutas sellele asjale alla, mis muudab siis Isamaa positsiooni linnavalitsuses tegelikult veelgi, ütleme, küsitavamaks, ehk veelgi enam jääb nüüd sõltuma Isamaa otsus minna koalitsiooni Tallinnas ja panna Jüri Ratas, endine keskerakondlane abilinnapeaks sellises olukorras, kus hea tava järgi peaks see kuuluma EKRE-le. Veelgi enam jääb sõltuma sellest, kuidas nad hakkavad nüüd Tallinna
koalitsioonis käituma. Ehk siis piltlikult öeldes, kui nad ei hakka koalitsioonis käituma niiviisi, et nad torpedeerivad jõuga kõiki ajuvabasid inimvihkajalikke algatusi, sigatsemist, siis vastasel juhul paraku jääb ikkagi selline mulje, nagu sageli Isamaaga on juhtunud, et sõnades ollakse hästi rahvuslikud, aga tegudes mitte, mis tähendab, et see rahvuslik hoiak sageli, vähemalt paljude Isamaa liikmete puhul, justkui osutub tegelikult poliittehnoloogiliseks veiderdamiseks. Ajalooliselt on isamaalisus olnud ju Eestis väga tähtis asi. No ja kui sul on selline isamaaline kaubamärk, siis sa eeldad, et ükskõik mida sa teed, mingid hääli sa ju ikkagi saad ja on ka saadud. Aga ma arvan näiteks, et miks mina julge loota, et see surve nagu saab olla väga, väga tugev Isamaa poolt seal uues koalitsioonis, siis on see, et meil on nüüd koalitsioon küll, aga ei tööta hästi. Et me peame kogu aeg tegema järeleandmisi ja nagu ostma ära nagu kogu aeg ühte parteid nagu iga otsuse jaoks. Kallis. Mis oleks lihtsam variant? Osta paar puuduvat häält nagu vabalt turult. Mitte partei kaupa hulgi osta, vaid osta nagu sealt üksikuid, odavamaid hääli. Ja keskerakondlaste hääled on praegu ei maksa põhimõtteliselt midagi, neid saab lihtsalt väga odavalt sellises situatsioonis, kus kõik tundub, et selles mõttes ma nagu ei ole väga lootusrikas, et Isamaa, kui ta ka tahaks, oleks nagu võimeline väga tugevalt suruma. Et meie see poliitiline kultuur on ikkagi selline turumajanduslik ja inimestel on hind. Isamaa on minul on jäänud selline mulje Isamaast ja mulle väga meeldiks Isamaad toetada, kui nad oleks oma tegudes nagu väärtuspõhised ja rahvuslikud ja mõõdukalt konservatiivsed või konservatiivsed. Paraku on jäänud kogu aeg selline mulje, et olulistel võtmehetkedel, kus tekib küsimus nii-öelda avalikust kuvandist, selle mõjutamisest ja väärtustest, minnakse seda avaliku kuvandi teed ja see harilikult seisneb selles, et minnakse nii-öelda näiteks asjade suhtes, mis eeldavad võib-olla pigem koostööd teiste konservatiivsete jõududega, see tähendab EKRE-ga ja võib-olla siis Keskerakonna sellise konservatiivsema tiivaga, minnakse seda teed pidi, et otsitakse rohkem tegelikult ühist platvormi meie vasakprogressiivsete erakondadega, mis meeldib hetkel rohkem erinevate meediaväljaannete vasakpoolsete kallakuga suuremas osas vasakpoolse kallakuga ekspert. Et see suund, mida sa praegu väga hästi kirjeldasid, oleks nagu viljatu või kasutu. Tulemus hakkab tulema. See on mainekujulise osas kasulik ja see annab koha toiduahelas. Linnavalitsuses üht koma teist. Aga mida ta ei anna, on tegelikult see... Ta ei anna isamaalastele seda, mida oodatakse. Ja elu ei lähe paremaks linnas. Antud juhul. Aga ütleme, et ikkagi tahaks loota, et midagi nagu toimub. Et huvitav olukord, et selles mõttes väga hea jälgida. Saame vaadata. Küsimus veel sulle, et ennusta, kui pikk saab olema selle koalitsiooni eluiga ja kui kauaks mitu päeva on Jevgeni Ossinovski Tallinna meer? Ma pakun 101. Aga see ei põhine nagu mitte millelgi, et selles mõttes ma ei oska seda põhjendada, miks ma nagu meelde arvan. Ja ma olen sinuga päri tegelikult, sest mul on tunnetuslikult on raske ette kujutada, et nii habras koalitsioon, millel ei ole tegelikult, mis tegelikult on just nagu vähemusvalitsus, sest tegelikult ei ole ju koalitsioonil hääli koos. Toetus, ütleme, maailmavaatelist toetust ei ole, see on siis 5 sütikuga pomm Isamaa näol selles koalitsioonis tiksub ja ilmselt hakkab see vägikäik ka vedu kohe esimesest päevast. Ehk et Isamaa hakkab ikkagi mingil määral, neil ei ole mõtet selles koalitsioonis olla, sest neile sellist kriitika, nagu meie praegu tegime, saab tulema kindlasti palju ja see tegelikult nende oma valijagrupi sees tõenäoliselt võib hakata tegema väikest hävitustööd nii, et nende valijad võib-olla, kes on väärtuspõhisemad, tahavad minna rohkem EKRE ridadesse, kus võib-olla retoorika, mida heidetakse neile ette, olgu mis on, aga kindlasti on oma valikutes nii-öelda konservatiivsed. Ja nii see on, aga mida mina kui lihtsalt kommentaariks sellele olukorrale, et tõenäoliselt läheb ikkagi Tallinnaste elu praegu raskemaks, et see vasakpoolne jõuk on ju ikkagi välja kannatamatu oma utoopilistes projektides. Et mina näen siin nagu sellist teatavat õiglust nagu provintsi nagu elanikuna, et elasite Tallinnas päris hästi. Nii, teil oli töökohad ja teil oli ooper. Ma ei tea, kauaks seda ooperit kena on, aga praegu on teil ooper, igasugused muud asjad, mida meil ei ole. Tramm ja tasuta, eks ole, sõidate trammiga, tundub nagu ülekohtune. Aga nüüd vaatad,
ajalugu on kehtestamas õiglust. Teil läheb ka raskeks. No see on selline põline põllumehe vimm ikkagi linnamehe vastu, mida ma siit kuulen. Aga ütleme nii, et ega linnamehed, kes ise ikkagi on olnud rohkem sellised vasakpoolsed ja liberaalsed erinevalt talumeestest, saavad nüüd oma naha peal seda poliitikat tunda. Ja kas see nüüd annab sellise tulemuse, et öeldakse otsustavalt ei sotsialismile ja selle erinevatele lilladele, roosadele ja rohelistele ilmingutele, või siis leitakse, et nii, nüüd on saabunud õnn. Vot see ongi koalitsioon, mida me ootasime. Vähetõenäoline. Üldiselt on niimoodi, et mina kuulen viimasel ajal, viimase, ütleme, 3, 4, 5 aasta jooksul järjest rohkem sellist kriitikat, kus tegelikult, ja see ei käi mitte ainult riigivõimu, vaid ka linnavõimu, kohaliku omavalitsuse võimu kohta, kus järjest rohkem võimu teostamist Eesti riigis iseloomustatakse sõnaga gangsterluse, maffia ja nii edasi. Ja milles see etteheide seisneb? See seisneb justkui selles, et üldiselt peaks olema igasugune võim, nii linnavõim kui riigivõim, siis rahvateener, kes siis nii-öelda kokkuleppeliselt osutab teatud ühiseid teenuseid, rahvas on siis milleski kokku leppinud, et teatud asjad võiksid meil olla ühised selleks, et elu oleks parem ja neid siis võimalikult soodsa hinna eest pakub siis nii-öelda avalik võim, kas tegemist on siis riigivõimu või kohaliku võimuga, aga tegelikkus juba aastaid enam selline välja ei näe, vaid on muutunud millekski täiesti teistsuguseks, mida ei ole liialdus nimetada düstoopiaks ja see seisneb siis selles, et järjest paisub selliste inimeste hulk, kes on kuidagi sattunud kas linnavõimu otsestruktuuridesse või siis mingitesse sellistesse struktuuridesse, kellel on nähtav, varjatud või isegi varjamatu koostöö nende struktuuridega, kes saavad sellest kasu ja need, kes on siis asunud selliste suurte jõukudena, aga varjatud jõukudena tegema lobi selle nimel, et linn käituks järjest rohkem kui kari gängstereid, ehk siis millega tegelevad gängsterid. Gängsterid tulevad ja pakuvad sulle katust. Mis on katus? Katus on mitte miski. Katus on see, et anna mulle raha, siis ma ei löö sind. Et kui sa ei anna raha, siis sul tekib probleem. Me teeme sulle. Põlema võid minna. Võid ise minna põlema, su pood läheb põlema, su auto, rehvid torkavad ennast ise tühjaks. Nii. Ja linnavõim on hakanud järjest rohkem kehtestama selliseid tasulisi, piiranguid, kus inimestelt proovitakse nõuda kas manipuleerida või jõuga võtta paljudel eri viisidel raha sellisteks otstarveteks, millest mitte midagi head inimestel ei sünni, vaid vähe sellest püütakse rakendada selliseid piiranguid, mida inimestel 100 aastat vaja pole ja mida nad absoluutselt ei soovi, kuid midagi teha ei ole, sellepärast et mingisugune, selline 15 või 10% vähemus on manipulatsioonide kaudu võimeline oma tahtmise täna läbi suruma. Me näeme seda näiteks sotside pealt, mis on sotside valimishetkel tulemus, kas oli seal 10% kandis kusagil, midagi, jah. Ja paraku on poliitkombinatoorika selline, et nad on suutelised juba olnud 2-3 aastat nii-öelda oma agendat, eks ole, Tallinna linnas läbi suruma. Ja see on jõudnud paljudes kohtades äärmusesse, näiteks paljud inimesed enam ei näe mõtet paljudes regioonides nimeliselt, mitte ainult Tallinnas, vaid ka Tartus. Tõsi, seal on natuke teine, seal on Reformierakonna linnavõim, aga ka Tallinnas paljudes kohtades sama lugu. Näiteks parkimistasud, mis idee järgi võiksid paljudes linnades, inimsõbralikus linnas ju üldse puududa. Miks seda iseenesest üldse vaja on? Kui probleem ei ole, siis tegelikult linn ei ole ju mõeldud välja selleks, et inimestel oleks seal keeruline elada, eks ole. Ei, ta on mõeldud selleks, et võimalikult inimsõbralik keskkond. Vanasti oli see nii. Just. Et hea küll, me võime kokku leppida sellega, et teeme mingisuguse solidaarse parkimistasu kõigile, et oleks linnateenus paremini rahastatud, veidi mõeldu. Aga see, et linna võtmepiirkondades, ilma milleta sa läbi ei saa, on kehtestatud sellised parkimistasud, et odavam on parkida ilma parkimisest maksmata, sellepärast et osades regioonides trahv on väiksem kui parkimise tasu. Kahju, et sa selle nüüd välja ütlesid, nad tõstavad neid trahve. Just, ja see on siis nagu lahendus, see on lahendus, et trahve tõstetakse veelgi. Ma saan aru, et lahendus on ka see, et sa ei tohi oma autot enam maja juures parkida, vaid pead teda parkima ainult parkimismajas. Ja see on uus siis lahendus, millega sotsid tulid välja, et vähe sellest... Kusjuures need on, eks ole, siis eraomandisse kuluvad parkimismajad või on nad munitsipaalparkimismajad? Vahet ei ole, nad saavad olema tasulised. Inimestele saavad nad olema tasulised. Ja keegi teenib selle pealt ilmselt väga priskelt.
no kindlasti, selles mõttes, et parkimismajad juba täna, noh, nende hinnad on ikkagi sellised, et nad on, ütleme, sellise, noh, mitte päris korteri hinnaga, eks ole, aga ütleme, väga madala elamispinna kulu maksad sa küll. Ühesõnaga, et elada nagu korteris on sama pallis, kui sinu auto siis elab seal parkimismajas. Sul tuleb võib-olla oma autole rentida esimese korruse korter, võib-olla odavam rentida loft kusagil äärelinnas, no ja nii edasi, et see on lihtsalt üks näide. Et see on tegelikult nagu iseenesest lai nähe ja seda sama suunda tegelikult esindab siis see uus Tallinna linnavalitsus, et kuidas sellist, ma ei oska seda muud moodi nimetada kui selliseks sigatsemiseks. Jah, aga vaata, ega need vasakpoolsed saavad võimule tulla ikkagi siis, kui neil on mingisugune toetus, kuigi palju, kõik ääli kindlasti ei ole varastatud ega skeemitatud. Ei, meil on valimisiga langetatud kõvasti. No see on väga hea, sest nüüd siis... Suur hulk neid inimesi, kellel veel autot ei ole, annavad oma hääle sotsidele, kes siis seda poliitikat hakkavad ellu viima. Jaa. No ühesõnaga, ma tahan nagu jõuda sinna välja, et sotsialismi pooldajad saavad nüüd ise oma naha peal sotsialismi tunda. Ja see ei ole teilt ülekohtune. See on ausalt välja teenitud. See mitte. Aga need inimesed, kes seda ei ole mitte ära teeninud, keda on suur enamus, saavad samuti seda sotsialismi tunda ja see on suur probleem. Ja mulle tundub, et see probleem Tallinna linnavõimu, uue linnavõimuga süveneb hüppeliselt. Nojah, Ameerikas on lihtne, sa võid ju sellest hullumeelsete osariigist minna mõnda konservatiivsemasse osariiki. Aga meil ei ole ju kahte Tallinnat. On üks Tallinn, kus on need põhilised töökohad, põhilised teenused, kõik see ja see. Ja see on nüüd varsti lähiminevik. Mina tahaks teha väikese ausa ülestunistuse, et sellises olukorras, nagu praegu Tallinna linnavõimuga oleme, mina eelistaks varastamist. Et ma eelistaks korruptiivset linnavõimu ja sellist varastamist. Miks? Põhjus on lihtne, et esiteks, kui sinu tagant nagu varastatakse, siis esiteks seda tehakse salaja. See on ratsionaalne tegevus. Seda tehakse salaja ja püütakse teha vähehaavale, et mitte vahele jääda. Et see ei ole siiski selline inimvaenulik laiamine, kus teerulliga püütakse inimestest jõuga üle sõita ja võtta kõigilt lihtsalt, kuna sa ei saa mitte midagi teha. Ja peale seda veel valetatakse su suhtekorraldajate armeedega suu ja silmad täis, et see kõik on sinu enda heaks. Ehk siis ülbitsetakse ja laietakse veel sinna takkatipu otsa. Parem äkki las varastab, varast tuleb, eks ole, lönts, tal on silmad maas, ta tuleb taga uksest, tuli nagu vari, oli, kadus nagu sinine suits. Ja teine asi, see on ikkagi nagu arukas tegevus, varast saab oma tegevusest kasu, vähemalt tema saab sellest kasu, roheõudusest, nii nagu teda Tallinnast tehakse, mulle tundub sellist vist üldse ei saa keegi kasu. Ma kardan küll. Mulle raske näha seda kasu. Mingi parkimismaja omanik võib-olla saaks, kui selline asi nagu läbi läheks. Ja noored tõuksiratturid, kellel ei ole rahat autot osta, kes saavad nüüd järsku, lihtsalt võetakse maksumaksjatelt, kes nagu põhiosa maksudest oodavad, võetakse nii-öelda teerajad käest ära, teie minge parkimismajja, tooge oma auto sealt ära, selleks, et tõuksiratturid ja oma poeg teie eest saaks läbi tuhiseda. Tõuksiratturid maksavad oma lõualuude ja hammastega selle teenuse, see ei ole ka päris tasuta. No midagigi, aga vähe, seda on liiga vähe. Ehk siis sellised lood, ma ei oska nagu midagi öelda, et nii uskumatu kui see ka ei ole, ma kardan, et mina selles olukorras, kus me täna oleme, hakkan kibedasti taga igatsema väikest varastamist, sellist ütleme pisinäppamisel põhinevat linnavõimu, mis minu meelest isegi Kõlvarti ajal mingis mõttes asendus sellise lihtsalt, ütleme parteilise ringkäändusega. Mulle tundub, et Kõlvart sellist mainekujunduslikel põhjustel sellist varast, isetegust väga ei tolereerinud. Ehk siis kokkuvõttes kujunes selline erakondlik ringkäändus, jah, selleks, et siis jagati kohti, selleks, et teenida sealt nii-öelda järgmistel kohalikel omavalitsustel hääli ja nii edasi, väga kole. Tõsi, ka linna areng käis negatiivses suunas, aga mitte nii suurte sammudega. Mõtle, kui sa oled suures linnas, kus on ajalooliselt palju vargaid linna valitsemisega seotud ja järsku see varastamine ei olegi enam nagu põhitegevus. Tuleb mingisugune kahtlane linnapea, ei ole eestlane, ei ole venelane, see aru, mis ta on ja veel varastamine satub ka veel ebasoosingusse. Mis sa arvad, mis need vargad teevad? Ma arvan, nad organiseeruvad ja kukutavad selle valitsuse. Teevad erakonna. Või eks nad saavad neid erakondi kuidagi, eriti kui nad ise seal kuskil on nagu asjapulgad ju väga hästi mõjutada.
või siis astuda juba mõnda olemasolevasse erakonda, et Eestis on sellised poliittehnoloogilisi, ütleme, projekti erakondi juba olemas. Ma ei taha nimeliselt öelda mingisuguseid, ütleme, võiks ju õel inimene võiks väita, et näiteks Eesti 200, mis siis, kus ka, ütleme, eos juba räägiti, et nii, Tsahkna, kes siis Isamaast minema pani, on siis nüüd loomas selleks uut erakonda, et siis tegelikult ise vaikselt ühel hetkel nihverdada ennast erakonna esimeheks ja minna kuhugi, ütleme, Europarlamendi valimistele ja siis lõpuks saada nii-öelda sinekuuri peale ja et kogu see Eesti 200 projekt umbes selleks tegelikult tehtud ongi. Tsahkna vaidles vastu, ütles, et tema ei ole nii-öelda küll kaalunud sellist asja, et selle erakonna, tema ei ole seal isegi põhitegelaste seas. Nüüd on kuidagi nii läinud, et just kuulutati see Europarlamendi koht välja. Pagan küll just Tsahkna, nüüd on, see on juhus. Muidugi juhus. No ja küll. Vähemalt üks inimene pääseb Tallinnast minema. Suur asi. Kas just see peaks olema Tsahkna? see on kahtlane. Hästi, läheme meie edasi ja nüüd on aeg kiita siis, ma ei oleks iial uskunud, et see päev tuleb, aga see päev tuli ja pea püsti peame me Sveniga kiitma Vilja Kiislerit. Vilja Kiisler, tõsi, võib-olla mitte eetilistel alustel, vaid isiklikest sümpaatiatest lähtuvalt intervjueeris sellisel viisil Pärtel-Peeter Peret, millisel peaks iga inimene, iga ajakirjanik Pärtel-Peeter Peresuguseid, ütleme siis, ma ei tea, kas neid poliitikuks saab nimetada, aga ütleme siis poliitikuid intervjueerima ja vaatame meie selle kinnituseks kohe väikest klippi. Ma leidsin teie enese tutvustusest sellise sõna nagu linnastrateeg. See on teil vist küll ise võetud ametinimetus endale, sest ma ei leidnud ühtegi ettevõtet, asutust ega organisatsiooni, kus te selle nimega palgal oleksite või ametis. Kuidas sellega on? Tallinna linnas on näiteks vähemalt üks linnastrateeg Mats Laes-Nuuter, suurepärane linnastrateeg. Aga vist mitte teie? Mitte mina. Et võtsite selle nimetuse endale ise? Ma töötasin Stockholmis oma kaasasutatud ettevõttes. Mul oli prantslasest kolleeg, kes oli õppinud Sciences Po's ja ütles, et tema on inglise keeles siis linnastrateeg, urban strategist. Ja teile hakkas see meeldima ja panite oma nime taha ka? Kuna me kõik töötasime samade küsimustega, mis oli parema termini puudumisel linnastrateegia, siis jaa. Ja nii, kuidas on? Kellega sa oled sa koos töötanud? Mis küsimustega oled sa tegelenud? Selleks on meil vaja seda teada, et teada, kes sa oled. Ma olen ka kunagi ühe prantslasega koos töötanud, aga ta paraku ei olnud linnastrateeg. Ta oli mingisugune reklaamifirma tegelane. Mingi pealik. No see annab sulle, see tähendab, et sina oled reklaamipealik. Mina olen töötanud koos bussijuhiga. Ja sageli arutasime ka bussijuhtimisega seotud küsimusi, millest järeldub loogiliselt, et ka mina olen bussijuht. Nii et andke bussi. Andke mingi buss, millega sõita. Trükkige mulle visiitkaart. Oled sa mõne arstiga kunagi koos töötanud? Kirurgiga näiteks kusagil? Õnneks ei ole. Kahjuks. See oleks suur au juhtida meediakriitika saadet koos kirurgiga. Kirurg Sildnikuga. Jah. Ma olen ühe uroloogiga koos pikalt koera jalutanud, kas see sobib? Kas te arutasite ka uroloogilisi küsimusi? Kõiki küsimusi. See teeb kahtlemata ka sinust uroloogi, mis tähendab, et kõik meie vaatajad, kellel on mingid uroloogilisi kaebusi, saatke oma kaebused Svenile. Kuna Sven on uroloog, parema nimetuse puudumisel võib teda selleks nimetada. Jaa. Täpselt nii. Sellised lood. Alati aitan. Kas sa teostad ka läbivaatust? No, jah, läbirääkimiste küsimus. Mõõduka tasu eest, võtke ühendus Sildnikuga. Läheme meie, vaatame edasi. Teema lõpetuseks tuleb kiita siin seekord siis selles mõttes Kiislerit, et ma ei tea, kas kogemata või meelega sattus ta iseenesest mädapaisele, mis ju ammu tegelikult pulbitseb. See on selline tõeline konnasilm, et oleks siis asi ainult Pärtel-Peeter Peres. Pere, tõsi, on, ütleme, üks selliseid urolooge, ütleme märgilisi urolooge, kes on selle tiitli endale ise võtnud. Aga mitte ainus, et teine selline uroloog näiteks on ju Kristina Pirk-Vellemaa. Kui hakata nüüd pikka ütleme, jada otsast peale kuskil. Temal oli väga palju tiitleid. Ta oli seksuaaljõustaja näiteks, selline tiitel on tal. Ma ei tea, kellega ta koos töötas. Ma olen uurinud tema CV, tema näiteks läbis mingisugused kursused ja nüüd see on väga tavaline. Nii kui inimene on läbinud kursused, on ta kohe ekspert. Ja võib-olla ka jõustaja. Vähemalt jõustaja. Mul oli tegelikult ka isegi plaan helistada, Eestis on tegelikult olemas, ma olen sellest vist mõnes saates ka rääkinud, tegelikult vist akadeemiline
seksuoloogide selts või midagi sellist, kuhu kuuluvad sellised seksuoloogid, kes päriselt on tegelikult õppinud näiteks meditsiini. Sinna kuuluvad Imre Rammul ja teised, et mul oli plaanis tegelikult proovida helistada sinna selleks, et saada nagu juhatust. Et kas selliste Pirk Vellemaade ja Rita Holmide, kes on siis mingi kursused läbinud, kas nende käsitlemine seksuoloogidena on põhjendatud ja kas see oleks nagu mõistlik? Ehk et kui mul on mingisugune seksuoloogiline probleem meditsiinist laadi, kas on nagu õigustatud või kas need inimesed on nagu kvalifitseeritud, et minu probleemiga tegeleda? No kindlasti on. Mina mäletan Pärnus kunagi korraldati üks väga kulukas kultuuriprojekt, ma arvan, et see oli loova kirjutamise projekt. Ja seal siis vaatad, et sellised rahad liiguvad ja loovad kirjutamist, et väga huvitav, et kes on siis need õppejõud. Tegelikult tegemist oli mingite noorukitega, kes olid läbinud mingisuguse, isegi mitte kirjutamisprogrammi, vaid plakatite tegemise, plakati, kuidas kirjutada plakatile mingi lause sellise ja siis nad õpetasid loovat kirjutamist. No need on siis õpetajad ja üldse on jah, selle mõttes on olemas inimesed, kellel mitte mingisugust pädevust, mitte mingil, ei ajakirjanikuna, ei reklaamikirjutajana, ei luuletajana, draamat, mitte midagi, null. Lihtsalt oldi käidud kuskil kursusel ja sellest piisas täiesti. Eestis on ka tekkinud omaette selline teenusmajanduse sektor nagu igasugune coaching või coaching ja mentorlus ja nii edasi, ehk meil on hästi palju tekkinud mentoreid. Iseenesest, kes on mentor? No see peaks olema nagu selline omala kõvem tegija, kes on siis kuidagi, võtab kellegi oma hoole alla või kantseldab teda siis. Mingi oma ala selline autoriteet, kes siis võtab tõesti oma erilise hoole alla mingisuguse noorema kaimuga ja ta siis annab oma tarkus edasi. Meil on tekkinud väga palju selliseid inimesi, kes küll ei ole ei vanemad, neil ei ole mingit ekspertiisi ega mingit kogemust, aga kes hakkavad ise ennast nimetama mentoriks ja ütlevad, et see on teenus ja nad suudavad veenda mingit väikest hulka inimesi selles, et sellest maksab nii-öelda anda raha ja sa saad sealt midagi. Kui nad leiavad lihtsamaid kliente või siis mingisuguse riigistruktuuri või muu struktuuri, kus raha liigub. Enamasti kõige lihtsameelsemad ongi mingisugused riigistruktuurid, ehk siis riigi raha on see, mida sellistel juhtudel palju makstakse. Mõistagi. No ja kuidas siis inimene saab ilma seksuaaljõustamised hakkama? Ma isegi ei kujuta ette, kuidas Eesti kui sa ukse lahti saad, kui sind pole seksuaalselt jõustatud, on raske ette kujutada. Püksi luku, kuidas sa lahti saad. Ega ei saagi. Okei, no jah, sellised jõustajad, eks ole, siis on siin, me rääkisime demokraatia artistist, me rääkisime paar saadet tagasi vist oli selline Teele Pehk, Made Lippus vähemalt on õppinud muinsuskaitset, kes on meil ka justkui linnaruumi ekspert, ma ei tea, kas ta seda just on, tema poliitiline tegevus sellele ei viita otse vastupidi. Ja siis veel kõik need coachid ja koolitajad, eriti siis koolitajad, kus koolitatakse kõik võimalikele, aga sageli ka seksuaalteemadel. Ja sageli näib, et see on selline viis, et kui sa oled kuskil odava raha eest saanud mingisuguse odava populaarsuse, piltlikult öelda, sa oled oma palja tagumikuga teinud endast pilte kuskil Instagramis, sa oled, ütleme, veetleva või poolveetleva väljanägemisega naine, sa oled kogunud seal mõni tuhat, ütleme 3, 4, 5 tuhat või isegi 8 tuhat jälgijat ja see ei too nagu midagi sisse. Kuidas seda nüüd rahaks teha? Siis tulevad need sellised ekspertiisid, et sa hakkad kuidagi esinema mingisuguse eksperdina selleks, et müüa midagi, mis tunduks nagu päris nagu legitiimne. Ühesõnaga peksad segast ja valetad raha. Jah, valetad, oled nagu nimetab seda Delfi ajakirjanik, nimetas Rea Rausi sellisel viisil ekspert. Jah. Raske vastu võielda. Tundub olevat kohane hinnang või väärtushinnang. Ta on probleem ja Kiisler on siin sellega igatahes täppi tabanud, nii et kiidame Kiislerit, vaatame kaua see õnnisaeg kestab, ilmselt mitte eriti kaua järgmises saates juba nähtavasti on mõni rahvuslane eetris, keda siis võimeldatakse mehemoodi selle eest, et ta põhiseaduse preambulist lähtub. Aga oli üks selge hetk. Oli. Järgmine teema, võtame siit ette, meil on täna vähe slaide käinud ekraanilt läbi ja kohe ta tuleb. Siin on meil mõned jäänud unarusse, aga härra Kostja, meie kuulus jalgpallikoondise Kostja Vassiljev, meie kuulus jalgpallikoondise kapten, on sattunud siis sellisesse skandaali, mille kohta täpselt ei teagi, mida arvata. Ja mis siis juhtus? Kuulame kõigepealt täpselt järgi selle, mida Kostja Vassiljev üldse ütles. Ja see kõlab nii. Kuidas me seda saavutame? Mina ei ole kindlasti see inimene, kes suudab selle vastata.
rahu tulekski siis, kui Ukraina sõja võidaks. Kas sa oled Ukraina poolt sõjas? Ega no kui nad suudaks võita, no siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui võib-olla mõlemad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, võib-olla tuleb rahu. Et see, ma ausalt, ma ei näe nagu seda teed, kuidas ja kui kiiresti me saame selle rahu nii jõuda. Aga sa, ma saan sinust aru, miks sul on nii raske või kuidas sa seletaksid seda, mis on sinu kultuuriruum või miks sa ei taha öelda täpselt neid asju, mida eestlased kuulda tahavad või... Sellised lood, päris mitu probleemset asja kohe koos, aga alustame kõigepealt sellisest vähem olulisemast, et mul on Sven sulle küsimus, et Sven ütle, miks sina ei taha öelda selliseid asju, miks on sulle nii raske öelda selliseid asju, mida eestlased sinult kuulda tahavad? Vot see on nii keeruline küsimus, et ma pean pikalt mõtlema. Aga üldiselt... ütle, et vikerkaarelipp on ilus. Otse vastupidi, ma olen pidevalt vastupidist, aga ma ei saa ka öelda, et nüüd eestlased seda üldse nagu kuulata ei tahaks. No, ma arvan, et pigem vastupidi. Et see on üldine tendents, et alternatiivmeedia, mis väidab vastupidiseid asju peavoolumeediale, on tõusuteel ja siis see peavoolumeedia nagu kärbub, nälgib, vireleb ja ilmselt lõpetame oma tegevuse mingil ajal. Üldine trend. Et selles mõttes ma ei saa ju kurta, ega nüüd selle saategi numbrid siin ei ole kõige halvemad. Et selles mõttes jah, küsimus on pigem selline provotseeriv, et tegelikult nagu probleemi ei ole. Aga... Võiks küsida, eks ole, et kas inimene peaks tahtma rääkida seda, mida temalt kuulda tahetakse või peaks inimene rääkima üldse mingitel teistel alustel? Ütleme, et ma ikka nagu kirjanik. Kirjanik ja kirjanik on tavaliselt olnud nagu ajalooliselt, mitte tänapäeval enam üldiselt, aga ajalooliselt on olnud nagu vaba vaim. Otsustab ise, mida ütleb. Ja ise tean, mida teen. Tavaliselt ajan vastu, eks ole, ükskõik siis, kas mõni selline protosotsialist nagu Sola või midagi taolist, ajab oma joru. Juhan Liiv hakkas, hullumeelne Juhan Liiv ajas oma joru, et ükskord on Eesti riik. No ei olnud sellist juttu kuskilt, saariametnikud ei rääkinud, pastorid ei rääkinud, talupojad ei julgenud mõeldagi selliseid asju. Nad luuletaja ütles. Ilus ta ei ole. Missugune rõvedus, missugune kirbe rõvedus. Üldiselt nagu kirjanikult on pigem nagu oodatud ikkagi sellist nagu originaalsust ja loovust ja selliseid asju, mida tõesti enam väga ei ole. Aga jalgpalluritel seda ei ole oodatud. Jalgpalluritel on ikkagi oodatud väravaid. Tema võiks tõepoolest tegelikult ikkagi rohkem rääkida seda, mida teised talt kuulda tahavad. Siit õppetund Vassiljevile. Tema ei ole kirjamees. Kirjamehel on see vabadus nagu ajalooliselt omane olnud. Ta veel ütleme nii, et kui ma oleks kirjanik, siis ma hakkaks rahust rääkima. Kuna ma olen lihtne jalgpallur, siis surm ja veri põlvini ja elagu Ukraina. Ja kes see pidi elama? Ukraina. Muidugi. Kirjutage kõik asjad siia üles saate eel. Et see siin tegelikult tuleks natukene süüdistada ka selle podcasti saatejuhti, et kas te panite kõik need asjad kirja, mida eestlased tahavad kuulda, et Vassiljev ütleks, ei pannud. Kuidas te saate nõuda sellist asju? Korralikult paberile kirja, inimene tuleb stuudiosse, paberilehte ette anda sportlasele, sportlane räägib kohe seda, mida vaja. Aga ta ei ole halb inimene. Lihtsalt oli raskustes praegu, segaduses. Palju uut infot, eks ole, sa oled podcastis, pea laiali otsa, sa ei ole jalgpalliväljakul, nii palju asju meelest. Eks ma ise ka mõtlen, et ma tahan mingis väga olulises, kas Jumal on olemas või mõnes sellises küsimuses nagu jõuda selgusele, mõtlen, kus ma seda teada saan, eks ole, guugeldama nagu ei hakka, küsiks mõnelt tuttavalt jalgpallurilt. No tema ikka teab. Muidugi. Kus sa ikka küsid sellised väärtushinnanguid? Ikka jalgpallurilt, ega ma ei hakka ju mingilt filosoofilt või ma ei oska öelda mingilt pastorilt küsima Jumala kohta. Mis tema teab? Või mingilt sõjaväelaselt küsima rahu kohta või diplomaadilt või... Usk on rahval oopium, ei. No, aga sama asi, et praegu on tegemist oli küsimus sõjaga, et see võiks ikka olla nagu rahvusvaheliste suhete küsimus või moraali küsimus või sõjalise mingisuguse tehnika küsimus. Ei. No milleks need kindralid ja diplomaadid ja mingisugused analüütikud? Räägime jalgpalluriga. Siis on asi kindel. Nüüd tuleb. No seekord natukene nagu läks halvasti.
aga see on just õige, et jah, on paberitükk ja paberitüki peal kirjas. Ja kui võib-olla järgmine kord, ega me ei tea, kes tuleb selles mõttes, et näiteks äkki tuleb järgmisesse saatesse, kutsutakse, ütleme, mõni vaimulik, oletame, et kas Veiko Vihuri või isegi Urmas Viilma ja mida tahaks inimene kuulda, et Urmas Viilma ütleks. Jumalat näiteks, ei ole. Jah, podcaster ütleb, et ütle, et Jumalat ei ole. Rahvas tahaks seda kuulda. Ja teed mingit lolli nalja ka. Et siin muidugi ei saa jällegi loogika piiblist mööda, et tuleb meenutada seda, kuidas juhtus niimoodi, et kes see oli, kas see võis olla Otto Kats, kes täis joodeti ja kellele öeldi, et nüüd ütled Jumalat ei olemas, muidu me rohkem selle viina ei anna. Selle peale Kats raius nagu rauda, et Jumal on olemas, andke see pudel siia. Endale kindlaks jääda tuleb igas olukorras ja siis oled sa ikka edukas ja õnnistatud. Sellised lood, aga see teine pool nüüd sellest Vassiljevi loost on ka natukene nagu probleemne, et üks asi oli nüüd see, et ta ei tahtnud rääkida seda, mida rahvast kuulda tahtis ja seda pannakse talle nüüd väga süüks. Teine asi on see, et mida ta siis nüüd lõpuks ikkagi ütles või ei öelnud. Ta ei öelnud, ma saan aru, et talt küsiti, kas te pooldate Ukrainat ja ta ei olnud seda nõus välja ütlema. Seda ei küsitud alguses küsiti midagi muud, siis ta hakkas rääkima rahust, eks ole, et kui üks võidab, võib-olla tuleb rahu, kui teine võidab, võib-olla tuleb rahu, no võib-olla lepivad kokku, tuleb rahu, aga samas ma ei näe nagu võimalust, et see rahu tuleks. No rääkis pika keerulise jutu, no võõras keeles, eks ole, no ei olnud lihtne rääkida, no võib-olla oli lihtne aru saada ka, mis eluaeg lööd väravaid, järsku hakkas siis seletama mingit segaseid asju. Ütleme pehmelt öeldes ülikeerulist sellist dilemmat Eestis elava venelase seisukohast. Et sa oled, eks ole, venelane, tõenäoliselt venelased elavad ju vene kultuuriruumis, ka vene meediaruumis, seal on selge, et mis juttu seal räägitakse, ei ole ju mingit kahtlust. No ja nüüd see siis hakka eesti keeles ja mingit sellist nagu teist asja rääkima. On nagu kuidagi, inimest ei tohiks üldse sellisesse olukorda panna. Et ta on venelane, elab oma venelase elu, mõtleb oma venelase mõtteid ja siis keegi tuleb ja ütleb, hakka nüüd rääkima seda juttu, mis eestlastele meeldib. Ta ei teagi üldse, mis eestlastele meeldib. Ega see, et meil on üüratuid summasid kulutatud integratsiooni peale ja tehtud mingist venekeelset meediat, eks ole, nii riigi kui eraasutustes, see ei tähenda, et venelased seda vaataksid ja isegi või aru saaksid, mis seal üldse toimub. Luba, ma katkestan sind. Ma saan aru, et sa tahad praegu väita, et Vassiljev ei olegi eestlane. Vassiljev on venelane või? Just nimelt, mul on jäänud kõigest muljet, on venelane. Arvad, ma väga ei eksi. Ja venelased mõtlevad nagu venelased. No see on kõik on teisiti siis. See tähendab, et sul puudub eestlase ajalooline mälu, sul puudub eestlaste sugulased, eestlastest küüditatud, eks ole, vastupidi. Sind isegi üldse ei huvita, mida need eestlased mõtlevad või mida nad kuulata tahavad. Mitte eriti. Sinu isa ja vanaisa, eks eriti su vanaisa võitles teises maailmasõjas, sai kuskil tead Veliki ja Luki all Leedu eestlase käest tina, eks ole. Ehk et sinu nii-öelda kogu see taust, kus sa oled üles kasvanud väärtused, mis su kodus valitsesid, keel, kultuurikeskkond, milles sa orienteerud, eks ole, mis sulle omane on, kõik see on täiesti teine. See ei olegi, tuleb välja nagu eestlastel või? Sul ei ole August Kailit, armas. Kui sa kuuled Juhan Liivi, su süda ei hakka helisema. Sa tahad seda kõike öelda mulle või? Jah, ma tahan sinna veel paljugi lisada sellele nimekirjale. Aga palun. Et selles mõttes nagu lihtsameelne on nüüd uskuda, et meil on tõesti mingi integratsioon just olnud. See integratsioon on seisnenud selles, et venelastel on külvatud raha. Ja tegelikult ei ole oodatud mingit tulemust ja mingit tulemust ei ole ka olnud. Lihtsalt, igaüks võtab ju raha vastu, kui raha antakse. Miks sul on see lubadusi veel jagatud, et valige meid praegu sellel valimisel järgmises korras, nad oli punune, et tulevad uued lubadused? Et me jõuame tegelikult välja sinna, et me oleme elanud nagu enesepettuses. Et meie? Ma mõtlen jah... Rahvuslased? No mitte just, ütleme meie valitsev eliit või nomenklatuur või ühesõnaga ma mõtlen jah seda loba, mida meile nagu kogu aeg on aetud nii poliitikas kui ajakirjanduses, et immigratsioon on alati hea, immigratsioon on alati rikastav, et kõik, mis immigrandid teevad, on suurepärane. Nad räägivad eesti keelt väga hästi, oli just üks telesaade, kus toodi mitu immigranti, kellest üks hiinlane oskas eesti keelt. Eestis ei ole venelasi, Eestis on, kuidas oli, eestimaalased. Need on eestimaalased ja kõigil on oma identiteet, eks ole. Eestlastele jäägu pastlad, aga see identiteet on üks teine ja tähtsam asi, see on ikka kõigil enda oma. Sest plära me oleme kuulnud nagu lõputult. Kõik see on olnud ju
noh, mitte ainult uhuu, vaid täiesti vastutustundetud valed. Vastutustundetud valed. Lihtsalt meil on valetatud aastaid selleks, et kusagil kohalikus omavalitsuses midagi sellist võimule saada. Vasakaktivistidele väga meelepärast immigratsiooni kuidagi põhjendada, see on väga hea. Miks siis nüüd läks kiunumine lahti? Miks ei oleks võinud lihtsalt öelda, et Kostja on tegelikult integreerunud, tema jutt rahust rikastas meid, kas siis ei rikastanud, küsin ma, milles seisneb see, et ei rikastanud, seletage mulle, minu meelest väga rikastav oli kõik see. Muidu ma kunagi jalgpallurid ei kuulan, et nüüd kuulsid, minu maailmapilt on nüüd nagu palju rikkam. Ehk et hulk eestlasi praegu ja millegipärast just sellised vasak-progressiivsed eestlased avaldasid, et nende enesepettus on tulnud mingis mõttes avalikuks. Ehk et selgus, et eestimaalane tegelikult ikkagi on venelane ja tegelikult räägib eesti venelase juttu. Seejuures tasub nüüd märkida. See ei ole putinistlik jutt, mida räägiti, vaid tegelikult on tajutav, ütleme siis, Vassiljevi katse öelda, et see Ukrainas käimas olev sõda ta soovib ennast sellest distantseerida, üldse mitte arvamust avaldada. Ehk et ta tegelikult, mida ta ütles? Ta ütles, et ta justkui ei ole kellegi poolt. Ta ei soovinud öelda, et on Ukraina poolt, mida võib venelase puhul teatud määral ka ajaluselt mõista, kui sa oled paar miljonit inimest surnuks näljutanud ja nendega seal jauranud, eks ole. Ma mõtlen vene rahvust laiemalt, katsapid, hohollid ja nii edasi omavahel jauravad, kui palju aastaid, eks ole, rohkem kui 100 aastat kindlasti. Et sul on väga raske nagu hakata öelda, et ma olen Ukraina poolt. No sa ei ole, selles mõttes ajalooliselt, ei, see on vastasseis, eks ole. Aga ta ka ei soovinud väljendada mingit toetust nagu Venemaale. Tema sõnum, mis ta soovis tegelikult ütelda, on see, et kõige parem, kui seda sõda ei oleks. Mis isiklikult mina selle sõnastusega muidugi ei nõustu, mis puudutab rahujuttu, siis Ukrainas rahu, me oleme selle teemal omavahel vaielnud, see on nagu teada, mis ma sellest arvan, selles mõttes, et ei saa rääkida, ma lihtsalt markeerin, et ei saa rääkida rahust, kui ütleme, Vene võit ei tähendaks rahu, kui rahu tähendab seda, mis oli Butšas oli Vene võit, seal oli korraks rahu, ainult et inimesed lasti maha ja seda oligi rahu, eks ole. Et kas see nüüd on see, mida me rahul mõistame, aga hea küll, see ei puutu selles mõttes asjasse, et see ei olnud Vassiljevi sõnum tegelikult. No oli ju näha sellest, kuidas ta räägib, et ta tegelikult otsib nagu sõnu, võib-olla mitte ainult sellepärast, et see on võõras keel, vaid ta väga hoolekalt nagu mõtleb, mida öelda, et ta ju ei ajanud lihtsalt mingi lambist mingit juttu, ta püüdis rääkidagi seda, mida nagu oodatakse. Võib-olla see ei olnud üldse see, mida ta mõtleb. Kui inimene seda, mis ta nagu peas keerleb, see tuleks lihtsalt, kergelt. Tema nagu oli näha, et on sellises kerges krambis, kõik nii ta sätib, räägib mingit asja, mis peaks olema õige. No ma räägin ju rahust, eks ole, mis selles halb on, inimesi ju tapetakse, rahu ajal ei tapeta, see on ju ikka parem. Oli näha, et ta ikkagi üritas. Ei, midagi. Ja ta üritas nagu näidata, et ta tegelikult ei ole Venemaa poolel, et isegi kui ta ei poolda Ukraina, mis tuleb sellest, et ta venelane üsnagi paljude jaoks automaatselt, mitte päris automaatselt, aga paljude jaoks, siis ta üritas ikkagi distantseerida ennast ka selgelt sellest, et ta oleks nagu Putini meelne. Mis on tegelikult parim, mida me üldse meie Eestis olevatelt Vene immigrantidelt, mitmenda põlve immigrantidelt saame oodata, eks ole, mida me tegelikult kardame, et nad hakkavad käituma nagu 5. kolonn, mida mina olen saanud Ukrainas palju näha. See ei ole mingi abstraktne asi, see on väga konkreetne asi, sa sõidad oma autoga, kui see on mingid rahvuslikud, võib-olla sa oled natuke olulisem kuradi käbi, kui lihtsalt mingi suvaline Vanja, eks ole, pargid oma 3-4 autot ära ja see sama Tibla, ma ei räägi nüüd Vassiljevist, Tibla on see, kes helistab sinna, kuhu vaja ja sinna tuleb rakett ja nii see käib. Ehk see on see oht, eks ole, mida tegelikult eestlased aimavad oma alateaduses, milles on probleem. Kas Vassiljev on üks neid mehi, kes läheb ja helistab? Pigem mitte vast. Jutust ei jäänud muljet, jah. Ehk et Vassiljev ei ole probleem ja tundub niimoodi, et kõige kõvemini ei karju mitte rahvuslased. Kas me kuuleme EKRE-st kriitikat või isegi Isamaast? Mina ei ole kuulnud. Pigem on need sellised tüübid, eks ole, kes on meile tegelikult jahunud seda eestimaalaste sallivust ja rikastamist ja kõike seda. Ja nüüd järsk on otsas. Jalgpall enam ei rikasta, eks ole. Kas inimesed pettusid oma enda ibas? Ma arvan, et nad ei ole milleski pettunud, lihtsalt on tulnud uued korraldused kusagilt. Mina arvan täiesti kindlalt, et korraldatakse kõiki neid, me ju praegu näeme, et see ei ole üksik juhtum. Ega meil ei ole ainult, et üks jalgpallur jäi hammasrataste vahele. Jäi kupleelaulja hammasrataste vahele. Arvo Pärtki on juba enam-vähem et löödud tempel otsa, et putinist. See on õiajaht, on iga nädal. Iga reede tuleb tegelikult rahvasumm kokku ja paneb tõrvikud põlema, eks ole. Peaaegu samasugused nagu tõrviku rongkäigus. Õigeusu kirik ja selle ametnikud saavad nii, et suled sahisevad, et see on meetod. See on meetod ja ei alastata kellelegi, isegi jalgpallurile mitte.
Ometigi on sportlased ju olnud meil siuke ülikud, noh, ma ei tea, kui mitte number 1, siis number 2 homoseksualistide järel. No tundub niimoodi, et on täiesti, noh, mitte lihtsalt ei saa öelda isegi, et on liiale mindud, vaid kogu see teema, selles mõttes on tegelikult pseudoteema, et see on nüüd järjekordne nõiajaht ja jälle tuleb üle korrata, mis asi nõiajaht on, et nõiajaht ei ole ratsionaalne tegevus, nõiajahis ei tegeleta ja õiendata arveid mitte tegelike figuuridega, nõiajaht on, ütleme siis, musta südametunnistusega inimeste viis proovida ennast ühiskonnas nii-öelda kehtestada selle kaudu, et karjutakse kõige valjemalt, nii-öelda püütakse demonstreerida oma moraalset üleolekut teistest. Mõeldes selleks välja mingisugune täiesti alusetu case, ehk et keegi on nõid, meie oleme nii-öelda mõistame nõia hukka. No, eks alati ja neid keda on hukka mõistetud, enne olid ju siin need, kes ei olnud süstitud ja küllap siin on neid olnud veel, kui hakata niimoodi mõtlema, et ikka leitakse jälle keegi, kes ei sobi nagu kuskile ja hakatakse andma. Aga see ei ole ikkagi minust selline, et noh, keegi inimene nüüd, no ütleme, et kus natukene totakas mingisugune tüüp elab oma isiklikke probleeme välja, et kui meil ikkagi jõustruktuurid mingi kirikuga tegelevad ja leiavad, et see kirik on nüüd terroristlik, no väga raske on sellest nagu leida nagu sellist psühholoogilist põhjendust sinna, et see tundub ikkagi olevat poliitika, sest need põhjendused on irratsionaalsed, no neil ei ole nagu tegelikkusega suurt midagi. Selles asjas ma kohe tunnistan, meie eelmise saate erimeelsus läheb edasi täiesti erimeelt, et kui ma võtan enda seisuga kokku, mina ei saa aru, miks peaks õigeusk Eestis olema esindatud valdavalt läbi Vene õigeusu kirikut. Isegi asi ei ole niivõrd selles terroristlikus sellises režiimis või et PÕK oleks Eestis terroristlik. Minu probleem on selles, et Vene õigeusu kirik konkreetselt on kindlasti Vene tänase võimu partner. Et puhtstruktuurselt on mulle küsitav, miks selline institutsioon peaks olema õigeusu peamiseks institutsiooniks Eestis. Paljud riigid on sellisest mudelist vabanenud just viimasel ajal. Aga no ütleme, et asi on selles, et venelased on ikkagi venelased. Neil on oma maailmavaade, neil on oma siuke elust arusaamine, mis võib-olla veidi siis tuli meil jalgpallurina välja, võib-olla jalgpalluri juhtumi puhul välja veidi võib-olla tuleb sealt kirikus välja, kui sellesse süveneda. Ma ei viitsigi nagu sellesse süveneda. Mul on niigi selge, et venelased on venelased. Nad elavad Vene kultuuriruumis, nad elavad Vene propagandaruumis või meediaruumis, nimetame, kuidas seda tahame. Ja probleem on see, et meil on juba ammu on immigratsioon väljunud kontrolli alt ja meil on inimesed, kes ei integreeru ega kavatsegi integreeruda. See on probleem. Kas nad nüüd ütlevad sõna rahu või ütlevad sõna sõda või kas nad käivad ühes kirikus või teises. Kui nüüd see jalgpallur üldse nagu panna kongi ja kui kirikud maha põletada, venelased jäävad ikka venelasteks ja probleem jääb ikkagi alles. See ongi võib-olla üks võtmekohti, venelased jäävad venelasteks, see on minu arvates üks võtmekohti, kus me oleme eri meelt selles konkreetses asjas. Minu arvamus Vene õigeusu kirikust on see, et tegemist on tegelikult ikkagi suures osas Vene riigi poolt soodustatud, eriti rahaliselt soodustatud instrumendiga just selleks, et nii-öelda mingile okupatsioonile järgnenud massimigratsioone võõras riigis hallata. Ehk siis Vene õigeusu kirik võõras riigis minu meelest kujutab endast teatud mõttes immigrantide, uute asunike sellist tugistruktuuri võõras riigis, mis on siis ka teostab tegelikult Vene riigi sellist, ütleme, kohalolekut seal. Pakub hingelist tuge, sa lähed kirikusse, kuuled seal samas keeles, räägib sulle papp, kes on Vene nimega, ütleb, sõbrad, ärge muretsege, kõik läheb heaks, kõik varsti umbes me oleme ja nii edasi. Aga ma ütlen, kui seda kirikut ka ei oleks, tuleks sellest Vene meediast, mida nad ikka kuidagi jälgivad, on ta siis nüüd see ametlikult kusagilt nad seda saavad, et ma ütlen, sellest nad ei muutu. Aga mina leian, et eestlased peaksidki võtma ära kõik sellised institutsioonid oma immigrantidelt ja tegema nagu rootslased, ehk siis ikkagi suhteliselt jõuvahenditega looma sellised keskkonnad. Venekeelsed koolid juba ammu kinni. Oleks võinud kinni panna. Aga ei teinud. Oleks võinud kinni panna, oleks võinud ka nii-öelda kirikust varem lahti saada ja võiks ammu kinni panna kõik vaenulikud, ikkagi konkreetsed vaenuliku propaganda tegevad lehed. No jah, ütleme, see ongi see oleks, aga tõesti oleks võinud probleemiga, ega probleem ei ole täna tekkinud. Oleks pidanud jõustama keeleseadust, Vene müüjad panema kas eesti keeles rääkima või sa ei müü mitte midagi. Jälle on lõdvenanud viimasel ajal ja nii edasi. Kui seda Eesti asja ei ole aetud, ei saa seda nüüd üleöö nagu ajama hakata.
ja eriti kui seda asja ajavad need, kes seda Eesti riiki nagu vihkavad. Aga mitte nemad ei peaks ajama, selles ma sinuga vägagi nõus. Et see ei ole veenev. Ei. See ei ole veenev, mitte mingil kombel. Aga kõik rahvuslikud mõtlevad eestlased, võtkama kõrvad istmiku alt välja ja hakake lõpuks rahvuslasteks. Isegi ülemleitnant Lukaš ütles, omavahel muidugi. Tegelikult olen ka mina rahvuslane. Tegelikult olen ka mina tšehh. Aga seltskonnas siiski rääkis tšehhi keelt. Ärge rääkige tšehhi keelt. Rääkige seltskonnas eesti keelt või siis tšehhi keelt õigemini. Mitte saksa keelt. Lahendame sellise poolhuumoriga ära. Meie viimane teema täna teeb meile palju rõõmu ja hüppame siit, täna peame ühe teema vahele jätma, aga hüppame sealt kohe edasi. Vahele jätame selle teema, kuidas Estale anti parima sarja auhind siis saatele Laser, mis paistab silma 4 korda madalama vaatajanumbri poolest kui näiteks Katrin Lusti Kuu uurija. Sellest pole aga midagi, sellepärast et agenda on õige, palju kuuleb vasakpropagandat ja nagu siis ütles Marii Karel tänukõnes, et nende saates juba ei jõustata parem äärmuslasi, doktoreid nagu Kristina Pirk-Vellemaa, ilmselt umbes selliseid pidas silmas ja nii edasi. Et kui ideoloogiline vaade on õige, siis ei ole häda midagi, sest et vaatajanumbrid madalal. Hea saade ei ole mitte see, mida paljud vaatavad ja mida paljud vajavad, vaid see, mis inimesi õpetab õigesti elama, eks ole. Siin mitmeid kenasid pilte veel, kus feministid siis on kogunenud ühispiltideks kokku, mis natuke annab aimu sellest EFTA veidrast auhinna jagamisest. Väga raske leida muide seda žüriid, kes selle auhinna välja munes sealt. Otsisin, aga jäingi tühjade kätega. Mina ei ole suutnud leida seda žüriid, kes selle otsuse langetas. See selleks, nagu lubatud, viimane kujukas pilt siis Eesti parim telesaatejuht sellisest telesaatest, millel on TV3-s praktiliselt samad vaatajanumbrid, mis meil YouTube'is baseerumas. Kas see ei ole mitte Madle Lippus, mulle tundub? Ära küsi. No sotsiaalselt lähedane. Seda küll. Nii, aga Riigikohus on langetanud otsuse, mis meile tegi suurt rõõmu. Nimelt kohtuasjas Rein Jõgi versus Viive Aasma on siis peale 2 küllaltki üllatavat Riigikohtu otsust, kus siis või 2 üllatavat kohtutaseme otsust, kõigepealt siis esimese ja teise astme kohtus, kus sündisid sellised lahendid, mis meil ajasid ka silmad suureks, jõudnud nüüd sootuks vastupidisele järeldusele. Ja meie oleme saanud Sveniga oma lahand seda tunda, sellepärast et meil, kui te nüüd guugeldate, võib-olla me panen selle lingi saate järel ka kommentaarides, üks meie varasemaid saateid seda neid siis esimese astme kohtuotsuseid ka imestusega käsitles. Ja seal tõepoolest anti Viive Aasmale õigus, kohus leidis, et tõepoolest on Rein Jõgi, kes on siis esitanud hinnanguid, neid hinnanguid esitades esitanud faktiväiteid, mis on siis valed ja laimavad ja nii edasi. Ja peale seda saadet laekus ka meile, mida me siis ka käisime kurtmas oma vaatajatele Viive Aasmalt ähvarduskirja rohkete ähvardustega, kus juhiti meie tähelepanu, et ka meie oma hinnanguid väljendades oleme hulgaliselt esitanud kindlas kõneviisis faktiväiteid ja võtkume saade heaga maha. Just. Kui äänikud, nagu me oleme, ei tahtnud mitte seda teha ja hakkasime vastu jaurama, saatsime siis selle peale Viive Aasmale umbes sellise sisuga kirja. Mul on see kiri kusagil alles, ilmselt tuleb ka see mul avalikuks teha, mille põhiline sisu seisnes selles või põhiargument seisnes selles, et me ei ole avaldanud faktiväiteid, vaid hinnanguid. Hinnang, nagu teame, ei ole mitte objektiivne, vaid subjektiivne. Tuleb välja, et igal inimesel on hinnanguks õigus. Loogiliselt. Loogiliselt. Aga seaduse järgi ei ole see päris nii, sest seaduse järgi on olemas valefaktid ja õiged faktid, pluss ebakohased väärtushinnangud. Mis justkui on võrdsustatud valede väärtushinnangutega. Ja just nimelt. Kuidas see võimalik on? Me siis Sveniga hakkasime selle üle mõtisklema. Et tundub niimoodi, et kui näiteks, võtame hüpoteetilise olukorra, nagu sina tõid näiteks, me hindame seda, et kas mõni inimene on rumal. Kõigepealt esimene küsimus, kas üldse tegemist on väärtushinnanguga? Tuleb välja, et ei ole. Mis on väärtushinnang? Väga keeruline öelda, üpris selline segane sõnastus, sest väärtushinnang kasutuse filosoofias, kas iga väärtus, mida inimene järgib, on hinnanguline, pigem mitte näiteks. Usklikel on paljud väärtused kanoonilised. Tõsi, neid kanoonilisi väärtusi on võimalik hinnanguliselt nende üle otsustada, nende kohasuse üle. Mina saan niimoodi aru, et need väärtushinnangud on sellised nagu alusväärtused, millel põhineb inimese maailma. Näiteks väärtushinnang on see, et oma hinge eest tuleb hoolt kanda. Väga tähtis asi religioossetel inimestel. Või siis, et... Aga selline, et kas homoseksuaalsus on patt, kas tegemist on väärtushinnanguga? No tundub küll, jah.
minu meelest loogiliselt mitte, see tähendab, ta ei saa loogiliselt olla väärtushinnang, kuna see tegelikult see nii-öelda väärtusotsustus antud juhul tuleb, on ette määratud, see on determineeritud piibli poolt, see ei tähenda, et ta oleks, eks ole, fakt, kuid ta ei ole ka hinnanguline, ehk et see on nagu sätestatud, et ta on ja usklikud võtavad või siis ütleme, kristlased võtavad selle nii-öelda väärtuse või võib öelda siis hinnangulise väärtushinnangu, võtavad sellisena üle, ma ei tea. Mul on raske, nagu mulle ei kõla see loogiliselt see, et tegemist on hinnanguga. Et iga väärtus ei pruugi olla hinnanguline, ehk et minu meelest väärtusel saab olla teisi aluseid. No nagu see, kui väita, et mingi asi on patt, on minu meelest ikkagi hinnang, sest patt tähendab seda, et see ei ole hea asi, see on halb asi. No see on selline, minu meelest on väga, väga selge selline religioossel baasil põhinev hinnang. Aga isegi mina ei paneks seda nagu väärtushinnangu alla, see on lihtsalt hinnang. Väärtushinnang on ikkagi midagi see ongi minu sõnum. Et väärtushinnang on midagi väga olulist, sellist maailmavaatelist, aga selline üksik detail on lihtsalt hinnang. Et mitte iga hinnang ei ole väärtushinnang, aga ka mitte iga väärtus ei ole hinnanguline väärtus. See on see, mida me öelda. Aga probleem on selles, et see seadus on nagu üks pudru ja kapsad. Et seadus ei käsitle hinnanguid, mis ei ole väärtushinnangud ja ta ei käsitle väärtusi, mis ei ole hinnangulised väärtused, vaid ta millegipärast on loonud ühe mõiste väärtushinnang ja paneb kõik nagu selle alla, mis ei ole tegelikult loogiline. See tähendab, see seadus ei saa esiteks juba olla väga hea sellepärast, et ta paneb nagu kaks distsipliini, just kui oleksid olemas faktiväited ja väärtushinnangud. Samas kui tegelikult oleks loogiline jaotus pigem faktiväited ja hinnangulised väited. Ja see on oluline vahe, milles vahe seisneb. Kõigepealt tuleb determineerima, mis asjad on faktiväited ja tundub niimoodi. Fakte saab kontrollida. Täpselt. Fakt on väide millegi kohta, mida saab kontrollida. Ehk siis sa kontrollid seda uuesti üle. Või ei ole auku. Vaatame seda asja. Just, vaatluse teel veensema auk on olemas. Kas 2 + 2 on 4? Öeldi, on 4. No, jah, matemaatika järgi on. Kas keegi on kohtulikult karistatud? Nii, me saame minna ja kontrollida. Näed, olemas. See ei ole hinnanguline, et minu meelest on päris karistatud. Kas keegi on rase? See ei ole hinnanguline väide, et veits on, eks ole. Ehk et faktiväide on konkreetne, on nii-öelda propositsioon, mis puudutab mingisugust sellist sündmust, mida on võimalik või sellist, mis on nüüd õige sõna siin, väga filosoofiliselt korrektne sõna, mis puudutab sellist fakti, mille tõesus on kontrollitav. Ehk siis ta on objektiivne, selle fakti tõesus ja valesus on see, mis on kontrolli objekt. Miski, kas näiteks need on kõik faktiväited. Kas miski on tõde? Jah, see on faktiväide. Kas miski on vale? Ei, ehkki ka tegelikult tõe ja vale osa võib olla hinnangul. Aga väärtushinnangutega on asi täiesti segane. Ütleme, et oleks öeldud lihtsalt hinnang. No siis on lihtne. No kas ta hindas nüüd, enam vähem. No ütleb, et seal on lõust viltu, vaadatakse fotot, no tõesti päris otse ei ole. Mingisugune kohasus sellel hinnangul on. Aga kui räägitakse väärtushinnangutest, siis on võib-olla selline väärtushinnang, et inimese elu on püha. Oluline asi, eks. Mina pean pühaks, sina ei pea. Ei pea. Ja nüüd me oleme kohtus ja siis ühel on ja kohus peab nüüd otsustama, kumma väärtushinnang on siis kohane. Ja just, ja kohus otsustab, et Sveni väärtushinnang on ebakohane. Kuidas see võimalik? See väärtushinnangud põhinevad, eks ole, erinevatel väärtussüsteemidel, erinevatel prioriteetidel ja nii edasi. Ütleme, et kohtus on kaks usklikku, üks on budist, eks ole, siuke vägivallatuse nagu väärtushinnangud. Ja teine on moslem, kel on siis püha sõja, eks ole, väärtushinnangud. Ja kohus neid otsustab, kumb on kohane, kumb mitte. Ja mille järgi ta seda otsustab? Aga võib-olla väga paljud on ju seisukohal, et Ukrainas ongi vaja sõda pidada. Budisti väärtushinnang tundub olevat ebakohane, eks ole. Et see on selline pudru ja kaps. Ehk probleem algab juba seaduse tasandilt, eks ole. Me võime siit kohe edasi minna. Kõigepealt väärtushinnangu mõiste ise oli jabur. Järgmisena, mis on atribuut, et kuidas seda väärtushinnangut mõõdetakse, mis on see nii-öelda mõõtmisatribuut kohtu jaoks. Ja see selgus, et on kohasus. Kohasus, just nii. Ja seda käsitleti veel omakorda nagu õige ja vale mõistes, mis ilmselt tuleb sellest, et kohus... Mõlemad tegelikult nagu terminid on eksitavad, see väärtushinnang on eksitav ja ka kohasus, mis on üldse siuke laiali valgu asi. Et me võime tuua näite, ütleme, absurdsest kasutamisest, ütleme, et kui ma ütlen, et minu arvates Sven on rumal, näiteks, jätame selle kõrvale, et tegemist ei ole isegi mitte väärtushinnangu, vaid hinnanguga. Kas see on kohane, kui ma arvan, et ta on rumal? Mõtlesin, et võib-olla minu jaoks on... Ma tegingi midagi väga lolli sel hetkel.
jah, võib-olla see on kontekstis millegagi, mida ma isegi praegu ei jaga. Võib-olla sõin seepi, sina vaatasid, no ei ole tark tegu. Täitsa rumal. Tundub kohane. Tundub kohane, eks ole. Aga kui kohus seda ei tea... Mina ja lähen kohtusse. Kuidas nii? Ma olen vaba inimene vabal maal, võin süüa seepi, mis mõttes loll? Ma otsin erilist elamust praegu, ma võib-olla tahan sellest luuletust kirjutada. Kas te teadsite, et seep tekitab mõnusaid hallutsinatsioone, eks ole? Seebil on uuemate uuringute järgi hallutsinogeensed omadused, okei. Inimesel oli tegelikult võib-olla see on kliimale hea, kui seep ära süüa, muidu läheb, eks ole, pesed ennast, läheb see soga kanalisatsiooni, ma ei tea, mis. Plastik, eks ole, lased ookeani kõik. Sööd ära, korras, probleem lahendatud. Ehk et järgmine probleem on just nimelt selle kohasusega ja tundub niimoodi, et kohus on justkui saanud aru, et tegelikult on sul ei ole võimalik nii-öelda hinnangut käsitleda õige ja valena, kuna nii palju rääkinud, aga Eesti madalama astme kohtud tundub, et seda endiselt ei ole suutelised aduma, mis on müstika. Ehk et faktiväide on siis nii-öelda objektiivne kategooria ja hinnangulised väited on subjektiivne kategooria. Saan aru, et probleem oli selles, et oli nagu tegemist kriitilise väitega, eks ole, et ta töötas oma ministrile vastu. See oli siis nagu küll ministri sõnad enam-vähem. See oli see info pärines ministrilt, kelle hinnang see oli algne hinnang ja sellisel viisil kui vabariigi kodanik tsiteerib oma ministrit, siis ei saa see olla kuidagi väga kohatu. See on küllalt kohane, et see kõrge riigi ametniku vaateid nagu... Selles mõttes kohasus tuleb juba sellest, et sa hindad üldse mingi riigi ametniku, ütleme, tööd. Sa selles mõttes see võib olla põhjendamata, aga see, kas sa otsid, ütleme, ma ei tea, sa soovid vaadata mis tahes nõuniku, ütleme, tegevus selles distsipliinis, et kas ta töötab ministrile vastu, kas ta on, ütleme, konstruktiivne, alati kohane, eks ole. Sa võid olla kriitiline, põhjendamatult kriitiline ja öelda, et ta töötab oma ministrile vastu ja tegelikult ei tööta eriti. Aga see kohasus ei ole siin parameeter. Sa võid olla, see võib olla põhjendamata kriitika. Aga kohasus on teine parameeter, eks ole. Üldse on raske aru saada, mis see kohasus on, sest sellist asja ju väga palju tavakeeles ei kasutata. Too mulle mõni näide, kus kasutatakse sõna kohane. Mingi argi olukorras, nii et igaüks saab aru, mida see tähendab. Tavaliselt mingi otstarvet, eks ole, kas sel hetkel selline asi on otstarbekas? Okei, et ma tuleks meelde, et keegi käitus kohatult. Või see on teine, eks siis mitu tõlgendusvõimalust. Matusel ei ole ilus näiteks irvitada kõva häälega või sellist, kohatu. See on teine võimalus. Kohane on see, et sa siis, eks ole, silmad maas ja viisakalt riides, väärikalt, eks ole, selles olukorras käitud. Aga selline väljenduslaad, et sellel hetkel ettevaatus oli kohane. Ma ei tea, lähed karupuuri, siis ettevaatus on kohane. Nii oli õige. Otstarbekus, mõistlik. Et nii-öelda, ehk siis jälle probleem, mitu erinevat tähendusvõimalust, aga kohus käsitleb seda ühe mingisuguse mõistena, nii. Mina sain, kohus tegi endale töö väga lihtsaks. Ta leidis, et see väide on kriitiline, eks ole. Ja kui juba midagi on kellegi kohta taunivat öeldud, siis tuleks hakata kohe kohut mõistma ja süüdi mõistma. Tundub niimoodi, et kohtu... Nagu ilmtingimata, kui kellegi kohta midagi, ütleme lihtsustatud öeldes halvasti öeldakse, kohe tuleks hakata karistama. Kuidas sa niimoodi ütlesid? See oli negatiivne ja halvustav, ehk siis probleemsed väärtushinnangud on need, mis olid, kuidas oli negatiivsed. Seal oli vist veel midagi... Kohatud ja halvustavad ja solvavad. Aga solvamine võeti meil just seadustest välja, selle asemele pandigi, et see solvamine ei ole selge asi, pandi need faktid ja mingisugused väärtushinnangud, mis muidugi seda asja selgemaks. Nimelt, et solvumine on subjektiivne kategooria, inimene võib solvuda paljudel juhtudel, kui kriitika on põhjendatud, kohane, nii edasi. Üldiselt fakt on see, et see on nagu selline ajakirjandusteadus, et kui inimesest kirjutatakse ja kirjutatakse täiesti positiivselt või neutraalselt, nii nagu ajakirjanikule tundub, siis inimene üldiselt solvub. Miks? Sellepärast, et tema enda minapilt on oluliselt ilusam, kui ta tegelikult on. Ta mõtleb endast paremini. Ja kui keegi kirjutab temast nii, nagu on, solvub. Ehk siis solvumisel on sageli irratsionaalne alus, see on emotsionaalne. Selline psühholoogiline seaduspära. Nii et seda ei ole võimalik, nii-öelda solvumine ei saa olla alus. Üldjuhul inimene solvub siis, kui teda kirjeldatakse täiesti kiretult ja neutraalselt. Inimene solvub. Ja tegelikult peaks sellega arvestama. No loomulikult. Et kui sa ei taha jama, kiida ja ülista põhjendamatult. Küll siis läbi läheb. Ja siin oli nüüd siis niimoodi. Madalamasse kohtuastmesse esitas, ma lugesin ka neid hagisid ja Sarv ja Koo, siis Viive Aasma esitasid kohtusse tegelikult sellised väited, samad väited tulid ka meile, et te olete
olete esitanud öeldes seda järgnes loetelu kindlas kõneviisis faktiväiteid ja seda öeldi siis väidete kohta, mis ei olnud faktiväiteid, vaid mis olid hinnangud. Nii, ja siin on üks näide sellest, et töötas oma ministrile vastu. Kuidagi läks Eestis nii, et mitte üks, vaid 2 kohtuastet ei suutnud vahet teha faktiväitel ja hinnangul ja mõistsid Rein Jõgi süüdi, mõistsid selle siis justkui laimavaks ja mõistsid välja isegi vist mingisuguse paganama. Aru, et seal on ikkagi teatud negatiivsus, teatud taunimine või teatud hukkamõist ja kui see juba on, no siis mõistame süüdi. Just. Nii lihtne see ikkagi nüüd tundub, et enam edaspidi vähemalt õnneks ei ole. mitte, sest Riigikohtus ütleme nii, et vähemalt pool sellisest mõistusest on kuidagi kokku kraabitud kogu see kolleegiumi peale. Ei oodanud. Mina ootasin tegelikult, sest et ma isegi vist mäletan, et oma vastuses me vastasime tegelikult Viive Aasmaale, et tõenäoliselt viimasest kohtuastmest see läbi ei lähe teil ja te kaotate. Ma pean selle üle kontrollima. Igal juhul see oli üks neid mõtteid, mis meil tol hetkel peas oli, miks me keeldusime saadet maha võtmast, oli tegelikult veendumus, et meil on õigus ja kohus on selle põhistanud. Nüüd tuleb välja, et vähemasti 3 kohtuastmes on härra Jõgi jäänud õigeks. Otsustavas viimases tähendab jäi õigeks ja mida siis kohus sedastas esiteks kõige elementaarsema, et tõepoolest tegemist ei ole faktiväitega. Tõsi, siin võib veel vaielda, et kolleegium lisas, et see on keeleliselt niivõrd üldine, et seda ei saa käsitada faktiväitena. Selle tõesust ei saa tõestada. Tegelikult on asi veelgi lihtsam, et see ei ole mitte keeleliselt niivõrd üldine, vaid tegemist on subjektiivse hinnanguga. Hinnang on miski, mis ongi nii-öelda inimese subjektiivne otsustus. Ehk et ühel ühesugune, teine teistsugune, aga mõõta selle tõesust kontrollida ei saa. Kuidas mõista seda, et on keeleliselt üldine? Ei, ta ei olnud üldine, ta oli konkreetne. Kui konkreetselt öeldakse see, inimene töötab sellele vastu, tegemist oli konkreetse hinnangu. Ei ole, et keegi kuskil töötab kellelegi vastu. Ei, tegemist oli väga konkreetse hinnanguga. Probleem pole selles, et ta on üldine. Probleem on selles, et hinnang on subjektiivne kategooria, faktiväide, aga objektiivne, mõõdetav kategooria. Üks põhineb objektiivsel mõõtmisel, teine põhineb subjektiivsel hinnangul. Mingisugune väide, see ongi erinevus. Ja väärtushinnanguga tõesti ei ole mitte midagi tegemist. Ja kohus ei saa otsustada selle üle, milline hinnang on õige või vale või mis on lihtsalt loogiliselt absurdne, sest hinnang saab olla kas põhjendatud, rohkem, vähem, piisavalt, ükskõik ühesõnaga hinnangu puhul on teemaks selle hinnangu põhjendatus. Alus, mis on selle hinnangu alus ja põhjenduslik alus. Et see on see ja kohus järelikult ei saa, kohtu hinnang ei maksa rohkem kui Sven Sildliku hinnang, sellepärast, et nad tegutsevad erinevatelt alustelt. Tõsi, põhjendused... Ei saa lihtsalt kellegile trahvi teha. No ei saa, kindlasti mitte. Ja kohus ei saa panna ennast sellisesse olukorda, kus ta hakkab otsustama, kelle hinnangud on õiged või paremad või halvemad või ülimuslikud, ehk siis kelle hinnang võidab kohtus. See on absurdne. Ja sellele järeldusele kokkuvõttes siis kaude jõudis Riigikohus. Üllatav, et see tegi nii suure ringi. Jah, aga mõtlen, see ikkagi kogu see Riigikohtu värk ikkagi ei ole nagu näha, et see on nii lihtsalt ennustatav. Jah, sa tahad, et see läheks nii, see tundub loogiline, et see läheb nii, aga üldiselt on ikka väga palju kohtuasju läinud täiesti mõistuse vastaselt nagu ei tea kuhu. Ja ka selle kohtuotsuse põhjendatus ju ei ole just parim. No jah, see on jälle, et kuidagi läks nüüd nii, ma ei tea, mis seal taga võib olla, kas see, et nähakse probleemi, et kui nüüd tõesti see, eks ole, üks inimene võidab selle negatiivse kommentaari peale, et siis ujutatakse kohtud üle iga Facebooki kommentaar, mis vähegi nagu kedagi haavab või kedagi häirib või ma ei tea siis, mis see tänapäeval on, ega tänapäeval peagi halvasti. Inimene lihtsalt tunneb ennast halvasti mingil põhjusel. Lihtsalt on terve päev all. Mõni naine tunneb ennast mehena, eks ole. Et ikka võib olla, et inimest mingi asi häirib. Lihtsalt tal on paha olla ja kõik häirib. Ja läheb siis kohtusse, näed, lugesin täna 4 lehte ja 1 raamatu, see kõik ajas mind kohutavalt närvi, olge, et tehke nüüd trahvi neile tüüpidele. Aga ta ongi häiritud, raske vastu vaielda. Kindlasti. Et siin on niimoodi, et see Riigikohus tegelikult tema selgitus selles asjas, eks ole, oli väga mõistlik. See on kirjutanud lõpus 2 käega alla. Et iga väärtushinnangu avaldamist ei pea lugema õigusvastaseks, ehk tegelikult võib öelda, et sealt võib lugeda, et mõnda siiski võib lugeda õigusvastaseks. Ühtegi hinnangut ei saa lugeda, ei peaks lugema õigusvastaseks või vähemalt see peab olema väga harv juhus. Et see peab olema ikkagi täiesti reaalsusest irduv, et kui sa, ma ei tea, kui on, ütleme, ilmne pahatahtlikkus mingil hinnangul, millel puudub igasugune seos reaalse eluga, eks ole. Sa hakkad kedagi, ma ei tea, hakkad süüdistama, et minu meelest ta ikka, ma ei tea, ühesõnaga leiad mingi sellise hinnangu, mis tõesti on
puhtalt ainult solvav või millel puudub reaalsusega side, see võiks arutada. Teine asi, et kohus sedastas, et sotsiaalmeedias avaldatud väide on õigusvastane eelkõige siis, kui sellel on alandav, häbistav või naeruvääristav iseloom, mis siis ka on veel natukene probleem, et eelkõige, eks ole, mitte alati. Need välja tulid, kus need alandavad ja häbistavad välja tulid, kui meil ei ole seadustes alandamise, häbistamise ja solvamise nagu paragrahvi, kui meil on ainult need valefaktid ja ebakohased väärtushinnangud. Mida see nüüd siis tähendab, kust see välja kargas? Ma ei saa aru, tõesti ei saa aru. Siin jääb nagu täiesti määratlemata see suur probleem, et mis on siis, millele see toetub see väide? Et mis nagu on siis, kui see sama alandav, häbistav või naeruvääristav hinnang kellelegi on põhjendatud. Aga kujutad ette nüüd ühte mingisugust satiirilist kirjatööd või ükskõik millist sketši või muud meelelahutuslikku asja. Aga see ju naeruvääristabki kedagi. Iga karikatuur naeruvääristab kedagi või midagi. Enamasti asja eest, aga vahel sümboolselt, eks ole. Aga meil on ka kohtulahendid, eks ole, kus siis öeldakse, et see oli huumor ja midagi ei juhtu. Aga huumor naeruvääristabki inimesi. Ma näen selles ikka väga palju nagu kahtlast kogu selles nagu, tõesti väga hästi, praegu nagu hästi läinud nagu kohtupretsedendis, aga need põhjendused on nagu... Need on veel ujuvad, ütleme niimoodi, et see loogika ja siin filosoofiline siin taga on konkreetne. Kui nüüd hakata seda igat tähte seal närima ja edasi kohut käima, siis tegelikult olukord ei ole paremaks läinud. Selles mõttes ei ole, et need kohtuselgitused, kuna nad ujuvad niivõrd kaugelt, tegelikult ümber teema on nagu raske nagu aru saada, kuidas meie õigus, ütleme filosoofia, kas meil on nagu õigusfilosoofias siis mingi nagu probleem, et nagu suhteliselt lihtsaid, ütleme filosoofilisi kategooriaid ei suudeta nagu ära määratada. Ma ei saa nagu aru sellest, kuidas minister võib öelda, et tema see kaastööline on, ma ei tea, mis töötab talle vastu seal või allu, ei saa karistada või sai karistada. Kas minister sai oma sõnadest? Suhteliselt jabur oleks, kui ta saaks karistada selle eest, et ta hindab, et keegi töötas talle vastu. Kes ministrit tsiteerib või teda siis nagu... See on veelgi jaburam. See saab laksu ära. No see on veel jaburam. Mõlemad on, juba see on jabur, kui sa karistad ministrit, kes arvab, hindab, kelle hinnang on selline. Kuidas saab olla, et kaks inimest esitavad ühe ja sama väite avalikult? Üks saab karistada, teine ei saa. See on igal juhul, see on täiesti absurd. Minul ei mahu vähe, kuidas said kaks Eesti kohut sellised otsused langetada. Nende kohtunike nimed peaksid olema avalikud ja rippuma kõikidele nähtavus koha, sellepärast, et kujuta ette, et siin on mingisugune keeruline, komplitseeritud isiklik probleem läheb kohtusse, kus see sama kohtunik mõistab õigust. Kuidas sa saad usaldada sellist kohtusüsteemi, kus kohtunik ei suuda vahet teha faktiväitel ja hinnangul? See tähendab, et sa võid sattuda vanglasse sõna otseses mõttes mitte millegi eest. Lihtsalt sellepärast, et inimene, vabandage minu väärtushinnangut, on loll. Kas see on nüüd kohatu väärtushinnang? Ma mõtlen natuke... Ei ole. Kas see üldse oli väärtushinnang? Igatahes selles mõttes on tegemist on hea pretsedendiga, et see tähendab, et lihtsalt lollusest ei saa enam madala astme lollid, kohtunikud ei saa teha ilmselgelt ajuvabasid otsuseid, mis nähtavasti peavad olema mingil moel, mingil muul viisil motiveeritud. Raske on uskuda, et lihtsalt inimene lollusest teeb sellise otsuse, kus ta võtab aluseks hinnangu ja loeb selle siis nii-öelda valeks fakti väiteks. Asi on ikkagi, asi on seaduses ühelt poolt, ei saaks ikkagi päris vabalt niimoodi laamendada, kui see seadus oleks nagu paremini sõnastatud ja paremini tehtud, et tegemist on ikkagi praagiga algusest peale. Ilmselt oli mõte, see solvamine, mis ongi, et igaüks solvub erinevate asjade peale, et proovime selle viia nagu faktidele ja nendele, ja siis tulid need väärtushinnangud sinna faktide kõrvale veel. Võib-olla esialgu tuleks need väärtushinnangud lihtsalt seadusest välja visata. Ja see oleks hea algus. Jah, et siis läheks asi kohe palju paremaks. On vale fakt, ei ole selge, nii, kõik. Minge kindla peale, pange esialgu hinnangud ja nüüd proovige välja mõelda, millised hinnangud oma olemuselt, siis millistel juhtudel võiksid olla õigusvastased. See ei olegi nii keeruline tegelikult. Kas on nii raske põhiseadust lugeda, et ikkagi sõnavabadus on olemas? See on ka oluline asi, seda peaks nagu meeles pidama, eks ole. Muidu nii, et inimene läheb avaldab kuskil kommentaariumis, heaks kiitu kellegi kommentaari peale, selle peale mõistetakse seda süüdi, mõistetakse raha välja ja siis lõpuks Riigikohus ütleb, et tuleb välja, et teise isiku kommentaarile pelgalt heakskiidu väljendamist ei saa tõlgendada väidete avaldamisena.
ja. Esimesed 2 kohtuastet said, alles Riigikohus pidi koputama neile siis otsa ja siis öelda, et tegelikult ei saa. Ja tundub üsna loogiline, et ei saa öelda, et vot selle peale ei oleks ise tulnud. No ja seal võib neid pöidleid ka, mis püsti pannakse, on ju heaks kiitvad, eks ole, et võib-olla võib selle eest siis ka nagu ikkagi üritada. Ja need on ilmselt ka väärtushinnangud. Ja Täiesti kohatu pöidla paned siis... See näitab, et see on hea, eks ole, et see on teine pöial alla näitab, et halb. Loomulikult see näitab väärtust. Kas just väärtushinnangut, aga mingit hinnangut või mingit väärtust ta näitab, kui neid sõnu eraldi kasutada. Ta kindlasti sisaldab hinnangut pöial. See, kui mitte väärtushinnang, ma võin kinnitada, kui te oleksite Rooma leegionär, te saaksite aru, kui palju hinnangut võib sisaldada selline üks väike pöial. Sellised lood. See on muidugi selline... Kui võib väikse ajaloolise kommentaari, et tegelikult seal Rooma gladiaatorite võitlusel seda pöial püsti tegelikult ei kasutatud. Tegelikult oli nii vist. No seda ei näe, lihtsalt keiser ei näe seda pöialt, et seal oli ikkagi, et kui oli vaja keegi ära koksata, siis näidati seda, et tuleb mõõgaga sealt august sisse torgata. Ja kui oli lihtsalt vaja nagu ellu jätta, siis oli lihtsalt nagu rusikas püsti. Et neid oli võimalik eristada, neid liigutusi. Mina nagu mäletan ajalost isegi kunstiajal õppes seda, et mingitel keiseritel ikkagi oli komme küsida rahva arvamust, ehk siis nad näitasid sellist kätt ja olenevalt, kuidas rahvas nagu... Ma ei tea, võib-olla keiser võis seda nagu... Või imperaator. Üldiselt keiser ikkagi lähtus sellest, mida rahvas nagu arvas, sest need mängud olidki selle... Et sel viisil minu teadmist mööda ta küsis seda. Ma võin võib-olla, ma ei oska seda detaili, ma ei oska täpsustada. Ja kui ta lõpuks siis langetas nii-öelda otsuse, siis ta seda otsust sellisel viisil nagu näitas. Võib-olla tema seda näitas, aga rahvas nagu... Ei, seda näitas imperaator, see on imperaatori žest. Aga et imperaator seda otsust sellisel viisil rahvalt küsis, et nagu nii-öelda küsida rahva siis arvamust. Aga hea küll, need on pisiasjad. 2 sellist viimast kokkuvõtet tänase saate lõppu. Esiteks, see Riigikohtu otsus tähendab, et Rein Jõgi mõisteti siis kõikides asjades õigeks nii-öelda ja kohtukulud nii Viive Aasma enda õiguskulud kui Rein Jõgi õigusabikulud kui siis ka kohtukulud 3 astmes mõisteti siis Viive Aasmale tasuda, mis on muidugi muret tekitav, kui palju see kokku läheb, ei oska öelda, võib spekuleerida, kas ilmselt oma 30 000, 40 000 euri, loodame, et mitte 50 000 suurusjärk ilmselt on seal kandis, jah. Eks ole. Et see on muret tekitav, annetage raha, teine inimene, kelle sissetulekud on ohus, nüüd peal see pretsedenti muistagi Robert Sarv, kes siis, kellele on kujutanud tõenäoliselt selline hinnang mul on, ütleme, tänuväärset teenistuslisa või palgalisa, sellised kohtuasjad, seda on paljud juristid siis kritiseerinud, kas ta lõpuks ei visatud isegi mitte, kui ma õigesti mäletan, advokatuurist välja. Selline hetk just nagu oleks olnud, jah. Selline hetk meile koidab, et nüüd tundub niimoodi, et see sissetuleku allikas võib kuivada kokku, mis ka tähendab, et annetage inimestele toimetulekuks raha. Et üks teenusmajandussektor, innovatiivne teenusmajandussektor esialgu on sattunud kriisi. Eesti Vabariigis meile see kriis teeb rõõmu, selle teadmisega tänase saate tõmbame kokku, aga lähiaegadel on tulemas järgmine meediakriitika ja võib-olla mitte ainult. Head õhtut! Kohtumiseni!